No nii, tere taas kõigile pikete ja ise järele kuulajatele, episood number 345, teie ees laua taga Kris Ilves, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina endiselt Rauno Oessar. Räägime täna Eesti-Moldova mängust, räägime Premium Liiga 32. voorust ja sellest, et see hooaja lõpp on ikka jube liigidel juba. Aga kõigepealt esimene teema värskelt on lõppenud kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Ma ei küsi, keda te valisite, kui te tahate, võite avaldada, aga mille järgi te oma otsuse tegite? Kui üldse tegite? Kris, Põhja-Tallinna elanik, käisid valimas, mille järgi otsuse tegite? Selgituseks, et te mõlemad olete siia kanti sisse kirjutatud, kus te nagu praegu ka elate. No okei, maksuraha ikkagi ehk siis sina Põhja-Tallinnas ja Raul on Harku vallas. Jaa, käisin ikka valimas, või koha peal ei käinud ikkagi nutiajastu. Päris telefonis ei teinud, ma ei tea, kas telefonis just ei saanudki, arvutis valisin ja mille järgi tegin, võib öelda, et valisin pere tuttava. No nii. Markus, sina siis... Mina ei ole Tallinnasse siis kirjutatud, ma olen ikkagi võitlema selle vastu. Maksuraha ikkagi Tõraverre või? Tõraverre, jah, ma olen Tõraveres. Ja mina käisin ka valimas. Vald või siis on Tartu? Nõovald. Ja tegin ka ja hääletasin ja otsisin tegelikult, kuna ei ole nagu väga suur see vald siis. Aga ikkagi erinevad nagu asulad on seal olemas, siis ma ikkagi nimekirjast otsisin mingit tuttavat nime, kes toimetaks konkreetselt Tõraveres, et ikkagi kohalikud valimised, et seal, et digikallas saaks korda ja digi vee kvaliteet korda ja ikka sellised asjad, et seisaks ikkagi kohaliku tasandi asjad eest, jah. Ja aga ei leidnudki kedagi. Ei tundnud tuttavat ja siis paar kõne ja tehti mulle selgituseks ära, et ikkagi oli seal nimekirjas kohalik inimesi ja üks härrasmees, kes sõidab Bolti Tõraveres. Tõraveres siis enne Bolti? Ei, ta sõidab nagu Tõraverest Elvasse ja Tartusse ja teeb nagu elu paremaks seal. Läks hääl sinna, nii et... Aga nüüd sa ju võib-olla tegid elu halvemaks, et nüüd tal võib-olla ei ole nii palju aega seda Bolti sõita siis. Kahjuks täna hommikul kontrollisin, et ta ei saanud. Volikokku sisse ei saanud, et... Kahjuks või õnneks, jah? No, jah, ma ei teagi nüüd. Ei, see selleks. Ei, selles mõttes, et selgituseks, et ega meil põhimõtteliselt üks Bolti sõitja seal ongi. Mina tegin oma valiku siis ikkagi jalgpalli järgi natukene. Ehk siis mina Harku vallas jälgisin väga huviga seda Harku valla elanike Facebooki grupp on olemas, kus nagu action käis ikkagi, või action käib seal 365 päeva aastas, aga seal valimisteel ajal ikka läks nagu päris tuliseks ja tummiseks see asi, et kes seal mingisugused EKRE ja Reformierakonna meeste omavaheliselt kaklused ja see on otses mõttes ju, see oli isegi suur uudis mingi päev otsa kuskil Delfis, et seal tavasalus mindi kaklema. Keegi üle tahi sai, jah? Ja kuidas seal ikka kõik mustavad ja sõimavad seal oponente ja seal on mingisugused naljakad sellised nii-öelda, mitte ühegi erakonnaga seotud inimesed, kes nagu kogu aeg ikkagi söödavad mingeid asju seal välja, et kuidas ikka sellega on ja kuidas meil sellega on ja ütleme siis väga suunatult just, et mingite inimeste pihta, et miks on nii tehtud ja miks on naa tehtud. Aga kui tavaliselt on niimoodi, et jalgpall nagu valimistel ju ei ole Eestis olnud kunagi mingisugune kaalukeel või mingisugune selline reaalne teema on ju. Ei ma eeldan, et see igal pool Euroopas on samamoodi. Ei usu. Jalgpall kui selline. Jalgpall konkreetselt, ma ei usu, et on valimiste teema. Sport küll, tervis, asjad, aga paljudes riikides sport ongi jalgpall ju. Jah. Selles mõttes, et täitsa nagu niimoodi, et jalgpall ei olegi valimiste teema, aga sport üldisemalt, ma eeldan.
aga no ütleme, kui me mõtleme selle peale lihtsalt, kui palju on nagu valimislubadustes sees nagu konkreetse spordiga või jalgpalliga seotud asju, siis neid sisust ei ole, on ju. Sama saavad öelda korvpallurid, kergejõustiklased, suutpallurid. Sport on ju, aga noh, neid ujulate rajamine näiteks samas on ju päris tihti nagu teema, et kas tehakse või mitte, kas makstakse, ma ei tea, bussisõidud kinni naabervalla ujulasse ja nii edasi. Aga jalgpall seekord Harku vallas oli ikkagi tegelikult päris nagu kõrgel kohal, sellepärast et see, mis käis ka meilt uudisest läbi, ehk siis Tabasalu jalgpallihalli küsimus on ju. Et seda on siin aetud ikkagi juba päris mitmeid aastaid, siin taheti see, vaata kui see üleriigiline jalgpallihallide projekt oli, siis Harku vald tahtis ka seda väga ikkagi Tabasalu saada, mingil hetkel mingisugused eelkokkulepped justkui väidetavalt olid tehtud, aga siis ikkagi nagu see mingisugune Harku valla inimeste siis spin sellel on, ma ei tea, kui palju see tõele vastab, aga väidetavalt siis Martin Reim otsustas Reformierakonna nimekirjas kandideerida ja otsustati siis see hall ikkagi Viimsist ja Harjumaa hall. Ühesõnaga, Tabasalus ei ole halli hetkel. Seal on talvel küll, eks ju see mingisugune telk või isegi 2 telki, mis on sinna areenale püsti pandud, kus lapsed nagu teevad küll nii-öelda ilma lumeta saavad trenni teha, aga see on ikkagi kõle ja väike ja nii edasi. Et siis tahetakse ikkagi uut halli teha ja see oli ikkagi päris suur küsimus nagu seal kohalikul tasandil, et kas see teha nii-öelda praegu või siis see oli Isamaa suur selline punkt oli, nemad tahtsid seda halli teha ja mitmed teised, Reformierakond oli näiteks üsna kõik olid ikkagi, ütleme, sõnades oli poolt, aga sa loed nagu välja nendest sõnavõttudest selle, et kas see on nagu prioriteet või ei ole, on ju. Et Reformierakonnal näiteks see hall on nagu väga kaugel kuskil, et seal on palju asju, mis nad enne tahavad ära teha. Nende selline number 1 asi on haridus seal olnud ja mingisugused progümnaasiumid ja gümnaasiumi astmele raha juurde andmine ja nii edasi. Ja hall on, me tahame muidugi spordihall on oluline, aga tegelikult ei ole nende jaoks näiteks, on ju. Ja ka mitmed teised valimisliidud näiteks seal on ka niimoodi nagu võidelnud isegi vastu seal, seal Facebooki grupis näeb nagu hästi ära, et kes kus leeris on tegelikult, eks ju. Aga Isamaa oli üks nendest, kes siis seda halli või see põhiline vedur, kes seda halli sinna teha tahtis ja minu ühele toredale naiskandidaadile seal kaks, kes sai ka volikokku sisse, aga nüüd on, Isamaa on praegu ka Harku vallas seal nii-öelda vallavanem on Isamaast, aga Isamaa sai ka kõige rohkem hääli, aga ma ei tea, kas seal siis nüüd kuidas see koalitsioon seal välja loksub, et kas nad jäävad või ei jää. Aga selle Tabasalu jalgpallihalli teema on selles suhtes ka huvitav, et see see jalgpalliväljak seal on suhteliselt pisike, mis sinna tahetakse teha, et see on mingisugune vana jäähalli planeeringuga üldse, selle sama planeeringu sisse taheti nagu kuidagi see jalgpallihallis mahutada ja selle asemel, et teha nagu algatada täiesti uus planeering sinna krundile või maatükile tegelikult mahuks see suurem hall, aga seal on palju küsimusi, et kas selle rahaga, mis on mingi 3 midagi miljonit, kas sellega saab seda, kas sellisel kujul on see mõttekas ja nii edasi, et seal, mis mulle nagu väga palju kriipis silma oli see ka, et jube palju nagu seal Facebooki grupis teised poliitikud virisesid nagu selle kallal, et mis asja, et me üritame mingi monofunktsionaalse halli sinna ainult jalgpalluritele, mis asja, mõelge ikka teistele spordialadele ka ja nii edasi, et okei, see päris monofunktsionaalne see hall ei ole, mis seal planeeritud on, seal on vist mingi 4 jooksurada ja ühel pool on vist kaugushüppekast ja teisel pool on kõrgushüppe matt, ma ei kujuta ette, kuidas seal võimalikult see kõrgust on hüpata, seal ei ole nagu piisavalt seda, kõrgushüppel on nagu vaja sellist nagu laiemat ruumi, et sa saaks ühelt poolt ja teiselt poolt hüpata, et seal on nagu põhimõtteliselt nagu 4 jooksuraja lõpus on üks matt, et ma ei tea, mis pidi sinna hüppama peaks, võib-olla seda rulli hüpata või? Saad ju teha selle teevushüppesektori, kui see juba see jooksurada on olemas, sealt saad ju hoogu võtta. No Viimsis Viimsis tehti, et seal on ju ühe otsajoone taga on ju tegelikult päris suur siuke kergejõustiku ala, seal on erinevad matid asjad, aga see Tabasalu praeguse planeeringuga, see jalgpalliväljak on juba niivõrd palju väiksem ja sinna nagu kuskile mujale midagi tegelikult väga enam ei mahu, aga mis ma lihtsalt, ma ei võtnud seal küll kordagi sõna, aga ma mõtlesin paar korda teha, et kui mis asja, et kui meil rajatakse kuskile ujule, siis kas meil on ka jalgpallurid kuskil ukse taga, et miks te rajate monofunktsionaalse asja, et jalgpalli ei saa seal ju mängida, et ma ei tea, kui
lihtsalt korra mõelda, et kui palju on nagu jalgpallureid seal Tabasalus ja kui vähe on nagu kergejõustiklasi, kes teevad Tabasalus või mingisuguseid, ma ei tea, kes seal veel püünel tahavad, et kui palju inimesi hüppab teivast või kõrgust versus kui palju mängivad jalgpalli, et seal nagu lihtsalt kas juba selle peale mõelda, et teha mingit multifunktsionaalset asja, mis tegelikult nagu kellelegi väga hästi ei sobi, selle asemel, et teha nagu üks korralik asi ühel alal ära, et see mul lihtsalt kuidagi jäi see natuke kriipima. Kui mulje, et mees tahab käed järgmistel valimistel ise külge panna. Ei, absoluutselt ei taha, kusjuures. Teil ei teki seda, mulle hirmsasti meeldivad need valimisõhtud seal, on see siis kohalikud või Riigikogu valimised. Ei, no ETV-s ikka vaatad ju. Paned peale, nad teevad neid otselülitusi kõikidele nendele simmanitele, mis seal toimuvad. Pühapäeva õhtuti need ju alati on, on ju. Vaatad, inimesed naudivad. Siis tekib küll alati siuke, mul küll hakkab sügelema alati, et Taks ka kuskil ja meelega võtaks. Sul on veresse? Võtaks osa. Ma ei tea. Eks ma olen nagu kasvanud poliitiku kõrval ja mulle kusjuures on nagu makaotsast isegi see suvi tehti väike, mitte ettepanek, aga maa kuulamine. Siuke, et võiks vestelda, aga vaatame siis, mis järgmised on siis 2027 ja Riigikogu valimised märtsis. Vaatame seda, aga ma olen Tõravere sisse kirjutatud, ehk siis minu see valimisringkond on kohalikel saab vist ise otsustada võimaliselt igal pool ju enda kandidaadi üles seada. Kas see vanasti ei olnud ikkagi niimoodi, et seal, kus sa elad, seal sa saad? Kas nüüd see muudeti ära või muudetud? Midagi tehti vist lõdvemaks küll? Midagi seal muudeti, aga Riigikogu omadel on minu oma see Jõgevamaa Tartumaa, et isegi mitte Tartu linn, et eks vaatab, mõtleb ütleme, see, kes ettepaneku tegi moka otsast, nad tegid ikkagi üle riigi väga korraliku tulemuse. See siis mingi hetk ei tohi meile enam saatesse tulla või siis me peame kutsuma kõikidest erakondadest kellegi siia, et nõua natuke pikemaks venitama ja rääkima nendest jalgpallihallidest niimoodi nagu päriselt on. Jõgeval ei ole veel jalgpallihalli. Siis on iga saade on debatt põhimõtteliselt. Võiks mitte. No jah, jalgpallitegelasi ju kandideeris veel tegelikult. Aivar Pohlak sai vist rohkem kui 3 korda vähem hääli, kui ta jalgpalliliidu presidendi valimistel sai, eks ju seal Saaremaal, kus ta kampaaniat ei teinud lõpuks. Kuno Tehva, ma vaatasin, oli Lääne-Harju vallas oli 40 Isamaa kandidaati, kellest üks siis tema oli ja ta oli siis tulemuselt vist 39, eks sai vist 7 häält ainult. Ja neid Mideks lõpuks sai sisse see Heliose Urmo Viikberg, ta oli ju Tartus isegi suhteliselt lähedal mingi hetk, peaks üle kontrollida. Reim sai vist Viimsisse ka sisse. No, et neid ikkagi sissesaajaid oli ka jalgpalli valdkonnas. Et kindlasti kõiki me ei hakka siin ette lugema, kõiki võib-olla ei ole tähele pandki, aga... Rimo Unt tegi Tallinnas vist päris korraliku tulemuse, aga vist sisse ei saanud. Ma täpselt nüüd ei tea. Palju ta sai siis oli? Äkki 700 pluss. Isegi. See on ikka väga korralik, jah. Okei, Tallinna linnas. Lauri Läänemets sai ju seal, kus ta oma ringkonnas sai 70. Ehk siis Rimo pani 10-kordselt. Okei, kaalukausid on erinevad. Et see hulk inimesi on Tallinnas teine kui siin mõnes väiksemas kohas. Just, nii et vaatame siis huviga, kuidas need koalitsioonid igal pool välja loksuvad. Tallinnas ju ka võimuvahetus on vist nagu õhus ikkagi selgelt, et iseasi, kui palju see jalgpalli puudutab või mõjutab. Keskerakond muidugi on alati olnud jalgpallihallide rajamise nagu selline ju eestvedaja, et... No jah, oluline see, et vaat jällegi, et eks see on ju teada tuntud, et enne valimisi me siin lubame pudrumäed ja piimajääd kokku, et tegelikult ju maksab see, et mis nagu reaalselt tegema hakatakse ja kas hakatakse üldse reaalselt midagi tegema. Loomulikult meie seisame enda spordiala eest, aga tuleb ka aru saada, et kõik need spordialad, kossu värki taotakse siin ju uksest aknast, et kõik need inimesed, kes on vastavas teemas sees, siis nemad nagu suruvad oma spordiala ja nii see on, et meie surume siin muidugi, et teeme jalkahalle ja jalkastaadione ja paneme raha riiklikul tasemel ka, jalgpalli rohkem ja olekski kihvt on ju, aga saame näha, mis siin siis
selle perioodi jooksul juhtuma hakkab. Tallinnas tõesti, see üks hall Lasnamäele, mis see Levadia nii-öelda hall, see on ju ikkagi juba töös, just ma saan aru, et seda enam nagu mingi poliitilise otsusega ümber ei vaadata ilmselt. Üks asi, mis on selgelt vajab ikkagi muutust, on ju Hiiu staadion, seda millegipärast keegi ei lubanud ka, et teeme kohe korda. Nõmme Kalju fännide hääled oleks kohe ju olemas olnud. aga jah, ei ammustatud seda seekord läbi. Aga räägime siis natukene, lähme veel ajas tagasi ja räägime natukene sellest, mis toimus eelmisel nädalal. Eesti koondis mängis teise mängu oktoobrikuises koondise aknas kodus Moldovaga, valikmäng lõppes 1-1. Ma olen oodanud seda kohta mõned päevad. Nii, jätka. Alusta siis. Ei, no jätka, ma kuulan. Mida sa kuulad? Ma kuulan, mis su tunnetus on. Tunne jäi pärast mängu sisse ikkagi päris kehv, et miks? Sellepärast, et me ei suutnud võita. Meeskonda, keda me ikkagi peaksime kodus olema suutelised võitma. Aga kuidas sa hindad mängupilti, statistikat? Mängupilt oli esimesed 60 minutit oli üsna okei. Lõpuks need statistikad ja asjad jäid ju suhteliselt viiki, et seal mingisugust tegelikult lõppkokkuvõttes oligi võrdne mäng, kui sa mõtled, ma ei tea, peallööke, võimaluste arvu. Statistiliselt täiesti võrdne. Et eks siis ei saa ju rahule jääda. Latt oli kõrgemal ju, mis mina seadsin eelmine kord. Või sina jäid rahule selle mänguga? Ei, ma ei jäänud tulemusega rahule. Tulemusega ma ei jäänud rahule. Mängul polnud viga ju. Ei olnud viga. No ei olnud ju. Tulemus mulle ei sobi. Mängupilti sa nagu üldse, see sind ei mõju või nagu ei mõjuta üldse? Ei no, ta mõjutab, aga ta mõjutab lühiajaliselt või ta ei saa määravaks lõppkokkuvõttes. Lõppkokkuvõttes ma hakkasin mõtlema sellele ka eelmine kord, kui me sinuga vaidlesime selle Itaalia mängude teemal, et 0-5 versus 1-3. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, aga me ju rääkisime enne neid Itaalia mänge, me rääkisime sellest kodusest Itaalia vastu saadud 1-2 kaotusest 2010. aastal. Ma ju absoluutselt ei mäleta ja mind absoluutselt ei huvita, milline see mängupilt oli ja mis see statistika seal oli. Absoluutselt ei huvita. Me räägime nüüd 15 aastat hiljem, me räägime 1-2 seisust, napilt. Läksime juhtima, seda me mäletame, see on Joff lõi värava, seda me mäletame. See kõik muu pudru-mudru, see on lühiajaline, see nagu profispordis, tippspordis lõppkokkuvõttes ta ei määra nagu mitte midagi. Ja minu arust selle Moldova puhul jällegi, nüüd on nagu vastupidine näide, võõrsilt saime 3-2 kätte, 3 punkti, võidu, kuigi me seal lõpus jäime ju too mäng ka päris, läks ikkagi päris tera. Aga samas see 3-2 löödi seal ikkagi päris lõpus, see oli mingi 80-90 midagi sellist. Aga nüüd kodus 1-1, et siis see nagu jätab kehvema maigu just seetõttu, et see resultaat on selline. Et mina olen nagu, kindlasti on arvamusi erinevaid, seisukohti erinevaid, aga mina ikkagi olen arvamusel, et kui meie premium-liigast rääkides või koondise tasemel rääkides, siis resultaat on see, mille järgi me nagu eelkõige peaksime asju hindama ja hinnanguid andma. Jah, aga samas me oleme ju rääkinud alates sellest ajast, kui Jürgen enne koondise ette otsa sai, et see eesmärk on ikkagi ju EM-valikturniir ja praegu just kui see mängupilt on ju mõnes mõttes ju olulisem kui see tulemus. Seda ma üritangi Markusele selgeks teha. Ma saan Markuse mõttes ka aru, et jah, 10 aasta pärast me mäletame seda, et Moldovaga 1-1 ilmselt tegelikult ei mäleta seda tulemustki. Võib-olla kui uuesti kohtumise vaatame üle, see oli see, aga mängu ei mäleta. Aga praegu ikkagi ju me tahaks ju, et see mängupilt Henni käe all aina läheks paremaks just selleks EM-valikturniiri ajaks. Ja kui me võrdleme eelmise koondise aknaga, mis siis 6 aega tagasi oli, siis tegelikult ju mängupildi poolest oli ju samm edasi. Aga mängupilt ongi ju paremaks läinud. Jah. Oleneb, mis ajakent sa vaatad? Ei ma praegu vaatame seda 6 aja tagast, kui mängisime Itaalia ja Andorraga. Need mängud olid selles mõttes ikkagi täiesti masendavad. Nüüd me astusime mängupildi mõttes sammu edasi, kuigi võib-olla Itaaliaga mitte nii väga. Lihtsalt see tulemus oli parem kui Bergamas. Aga Moldova vastu mäng oli ju tegelikult
no see 60 minutit, see oli ikkagi ju mängupildi mõttes okei. Kui me meenutame seda Andorra vastu, kui palju me seal nagu väga-väga häid võimalusi tekitasime, no väga vähe, aga nüüd Moldova vastu parema realiseerimise korral me oleks võinud ju selle võita 1-2 väravaga. No samas ma võin sulle vastu argumenteerida, et võtame selle viimase pool tundi ja selle mängu täitsa alguse ka, et palju Andorra sai meie vastu rünnakule, Moldova ju tabas siin alguses, kas oli posti või latti, kuhu ta läks ja seal neid momente oli veel, neid värava, suhteliselt ikkagi teenitud värava, seal jätsime liiga vabaks, löödi lihtsalt ära ja neid võimalusi oli ju veel tegelikult, et Hinn pidi seal ka paar korda väga hästi sekkuma, et panime nagu rünnakul natukene võib-olla käiku juurde, okei, see koosseisu valik oli ka natuke võib-olla loogilisem või parem selles mängus kui toona Andorra vastu, mis oli ju maavõistlusmäng, mitte valikmäng ja mis oli lahkumismäng veel kõige lisaks ja nii edasi. Et seal me nagu ma ei tahaks öelda, et see mängupilt nagu niivõrd suur samm edasi oli, et aga teatud mõttes kindlasti me olime natukene võib-olla julgemad ja ründavamad, samas vastane ka lasi ju palju rohkem rünnata, et Moldova ei olnud Andorra, kes istub, avavälja käib ja nad tõmbavad jupsi enda kasti, et päris sellise vastase vastu me ju ei mänginud. Nüüd võib-olla jääb kõlama, et ma olen nüüd ülirahul selle mängupildiga, et lihtsalt tulemused ei olnud vastavad tegelikult vastupidi, et see viimased 6 aega, need 2 koondisakent, et olid ikkagi Eesti fänni mõistes ja ka meie ajakirjanike mõistes ikkagi kohutavad ju. Et Enni käe all kõige halvem periood kahtlemata. No selgelt, et kui meil see ütleme aasta, siis eelmise aasta juunis ta ju tuli, enne seda sügist siis viimane koondisaken oli selle aasta juunis, see aasta oli ju tegelikult seal oli osalt, eks ju, oli seda, et sa tuled, annad uuele treenerile aega, annad võimaluse ennast näidata, tõestada, seal võib-olla natukene võtadki kriitika vabamalt või natuke leebemalt asju, teisalt see vabanemine pärast nagu see häberli aega oli ka ju alguses selgelt tunda, et need koosseisu valikud olid nagu normaalsemad, me läksime 4 kaitseliiniga, eks ju, mis häberli ajal ju nõuti, et läheme, palun, tee omati härra Šveitsist see liigutus ära, aga ei teinud, on ju, lõpuni välja ei teinud. Ja Henn nagu tuli ja andis juba ette teada, et niimoodi läheb või andis ette mõista, et niimoodi läheb ja läkski ja kuidagi nagu liikus asi natukene paremaks või natuke selliseks vabamaks ja mõnusamaks koondise kogu õhkkond. Tulemused küll otseselt ju taga ei olnud, okei, see Moldova vastu 3-2 võõrsil oli asi, mis tuli ära võtta ja selle me võtsime, aga nüüd ikkagi see 2 sügisest akent on läinud mõlemad ikka aia taha, olgem ausad. Jah, ja kui me vaatame juba novembrisse, siis okei, seal on see maavõistlus Küprosega, kus ma loodan, et tõesti, et kutsutakse nooremaid uusi mängijaid või need samad mängijad, kes on juba koondises olnud, saavad rohkem võimalust just nooremad, aga ega meil sealt valiksarjas ju tulemust väga keeruline sealt ju punkte oodata võib, aga arvestades seda, kuidas Norra on kodus mänginud, siis see on hirmutav. Ja Norral on veel selles mängus on nagu tulemust vaja, et kui nad Eesti vastu libastuvad, siis neil alagrupi võit, see on ainus asi, mis saab nende alagrupi võitu hetkel väärata, et kui nad Eesti vastu kaotad punkte, on ju. Okei, ma lugesin kuskilt mingit Norra arvamust ka, et mine tea, et see kuradi Eesti, et Eesti on selles valiksarjas nagu olnud meil kõige raskem vastane seni, et see kodus, või meie jaoks kodus siin 1-0 see võit, mis nad Aalandi väravast said, see oli ju Norra jaoks oli tohutult raske mäng, me rääkisime ju siin samas sellest, kuidas mis nagu see kergendus seal Norra riietusruumis pärast nagu läbi igasuguste betoonseinte välja kõlas, on ju, et see oli nende jaoks nagu selgelt kõige raskem mäng ja pagan, neil on endiselt seda tulemust vaja ikkagi seal, et okei, neil ei ole vaja 10-0 võitu, on ju, nagu nad siin Moldovale panid, mis ta oli 11-1, on ju, aga võit on vaja ja kui neil on Haalandid asjad nagu paugutavad endiselt, siis see õhtu võib ikka päris rõve tulla selle. Samas, me sellest kodumängust ikkagi nagu mingisugust võib-olla enesekindlust saame ammutada, et Baskotšid ja asjad nagu teavad, mis neid ees ootab ja on nagu natukene valmis vähemalt selleks. No jah, kui valmis annab olla, et keeruline tuleb kindlasti, aga jah, ma ei tea, kas ma olen siin laua taga üksi, aga mina ikkagi tahan seda tulemuse värki, et tulemus on see, mis elu on näidanud, et võit on see, mis toob rahva staadionile. Inimene tahab võita. Me võime igasuguseid siin katuseid ehitada ja no ei ole ju elu näidata. Ja tuulelippe jagada, aga see... Mitu aastat järjest sakkinud, aga meil on täis majad siin. Aga sellist eufooriat ja buumi
toovad ikkagi võidud. Meeskonnasiseselt sükest positiivset energiat, meeste omavahelise suhtluse paranemist, kõike seda parandab tulemus. Enesekindlust. Seda muudab tulemus. Et ma tean, et need on sellised primitiivsed näited, aga jällegi, ma ei tea, meenutame siin, kuidas Kreeka tuli Euroopa meistriks või Milano Inter võitis meistrite liiga või mis iganes, et me ei räägi, meil mängupilt, mõne arvates oli see kole mängupilt. Kui me võrdleme neid mängupilte, siin ju, kuidas me siin mängisime, ma ei tea, võtta see Rootsi 0-5, mida ma siin tihti näiteks toon. Ma käisin kommenteerimas Eesti koondise mänge, meil oli see, ma nüüd räägin natukene pikemast ajaaknast, kui Kris siin mainis, et septembri aken versus oktoobri aken. Et võtame natuke pikema selle valimi. Siis ju, ma käisin kommenteerimas neid koondise mänge, ma tegin sinna ettevalmistustesse, ma kirjutasin numbreid, et mitte viimase 5 mänguga mitu väravat me oleme löönud, vaid mitu korda me oleme raami löönud. Ja ma võin eksida, aga meil oli mingi vahe, ma tegin ettevalmistust ja kirjutasin sinna viimase 5 mänguga raamidesse 0 lööki või oli 1 või. Et see mängupilt, selles võtmes me oleme ründavamad, me oleme natukene rohkem väraval orienteeritud, me oleme tegelikult ka mängupildiliselt rohkem jalgpallimeeskonna moodi ja teeme nagu jalgpallimeeskonnale omasid asju. Et selles mõttes, kui nagu see periood võtta, siis me oleme ka seal ju tegelikult sammu, kui selle nurgalt vaadata, siis me oleme sammu nagu kuskile paremuse poole teinud. Aga kõige tähtsamaks asjaks jääb ikkagi selle kõige nagu tulemuseks formuleerimine. Jaa, ma selles mõttes olen nõus, ma ei vaielnudki sulle kuidagi vastu, et tulemus on ikkagi spordis peamine. Aga me peame lihtsalt arvestama seda eesmärki, mis on EM-valikturniir, EM-ile jõudmine 2028. Jah, pettumus, 1-1 viik endast eeldatavalt sarnase vastase vastu, see on kõva pettumus ja just see mängupilt viimased pool tundi, et seal nagu kuidagi ei paistnud ka seda, et mängijad nagu iga hinna eest tahaksid seda võita. See on see kõige suurem asi, mis pettumust valmistab. Aga Eesti koondis ei hakka mitte kunagi, nagu selles mõttes, nagu me kujutame kuskil vaimusilmas ette seda head mängupilti. Ma ei tea, jällegi toome mingi siis maailma tipust mingid näited, ma ei tea, paremate päevade City või Barcelona, ilus mängupilt, pall on meie käes, loome palju võimalusi, mängime hästi kaitses, vastasele võimalusi anda, see on tüüpiline hea mängupilt. Aga Eesti koondis ei hakka tegelikult mitte kunagi nagu mingisuguse finaalturniiri piletit lunastama sellisel moel. Meie DNA-s on muda sees, võitleme, kangutame 1-0, 2-1 ära, Ale Kokil siin käivad, on raske, aga niimoodi on see tulemas ja seal loevad, olulisemad on mingid muud asjad, see südamega mängimine, see, mis on see südame ja palliga, mis iganes see loosung on, see kõik endast väljakule jätmine, see võitlemine ja see on nagu see, et millega vähemalt minu arvates me peaksime ja võiksime ja ilmselt kõige tõenäolisem edu saavutada on. Aga kui palju seda Moldova vastu näha oli? Aga lihtsalt sa tõid vahepeal selle 10 minutit tagasi selle Interi ja Kreeka näiteks on ju, kus see nagu justkui ei olnud head mängupilti, aga need meeskonnad mängisid hästi kaitses, see on ka teine asi, mida saab teha jalgpallivel, kui see ei oska või ei taha või ei saa hästi mängida rünnakul, sa saad mängida hästi kaitses on ju. Ja aga Moldova tegi meile, mis see 16-17 peale lööki ja Moldova 14 Moldova kodus. Mina nägin 17-16 mingid. Jah, vahet ei ole. Aga mis need enne eelmised mängud, seal olid tugevalt mõned mängud isegi 20+. Isegi 30+ või isegi 30+ ja Moldova jäi sinna 15 kanti, aga see on ikkagi palju. Kui palju Norra tegi, kui me siin kodus 0-1 kaotasime? Rääkige, mis peast ei mäleta, aga ka ilmselt sinna 20 kanti äkki või? 20 kanti ja siis me räägime, et me tegime hea mängu. Ja siis me ikkagi meenutame, et me tegime siin hea mängu. See ju ma ei tea, kas oli 20 kandis, sest viimasel ajal need löögid, neid arvestatakse erinevad, ma ei tea, portaalid, statistika ja 19 lööki tegi Norra, aga 3 ainult raamide vahele. Palju oli ikkagi sükest kaugelt. Ja tegelikult Jürgen Enn on ju seda korduvalt ka öelnud, et lööke on küll palju, aga kui paljud neist ohtlikud on. Et seda tuleb ka arvestada, et kui sealt
ma ei tea, 20 pealt löögile saadakse, sul on seal korralikult mehed ees, siis kui ohtlik see on? See on koht, kus XG-d siis vaadata, et siis saab nagu pildi ette, et siis no XG selle... sellest Norra mängus oli 2,78 versus 0,24 näiteks, mis nagu räägib justkui, et Norra ikkagi päris head löögivõimalused. Samas, kui sa vaatad nagu muid asju, kui sa mõtled nagu kui palju oli, seda mängu nagu nii hästi ei mäleta enam, aga kui palju oli nagu väga-väga häid tegelikult võimalusi, sul, kui sa 9 korda peale lööd, sul nagu igast sellest tulebki natukene juba juurde XG-d ja sul kokku tulebki võib-olla 2,78, aga kui me vaatame muid statistikaid, 2,78 XG tähendab ikkagi, et päris mitu päris head võimalust oli Norral. Võiks niimoodi arvata, aga peallöögid raami 3-2 Norra kasuks, nurgalöögid 2-2 selles mängus, Itaalia vastu me ei teinud ühtegi nurgalööki siin kodus nüüd näiteks. See ikkagi oli selgelt natukene teistsugune mäng ja see, kogu see üldine nagu selline hoiak ja see võitlus ja see sama südamega mängimine, millest sa rääkisid, seda oli ju selles mängus nagu selgelt kõige rohkem näha sellest Henni ajastust. See on selgelt ju see parim mäng, mis me oleme mänginud siin Henni käel. Ka selles vallas on tegelikult mingit muutust näha Henni käel tegelikult kõike seda ma ei tea, hingestatust ja soovi kaitsta oma väravat ja nende löökide blokeerimist ja kõike seda, et seda on ju see minu jaoks vähemalt on see muutus siin võrrelda sellegi mõne aja tagusega on ikkagi silmnähtav. Ja pigem me nagu saavutame edu nagu nende elementide pealt kui selle pealt, et me siin julmalt ilus silmale vaadata, kuidas me paneme vurri käima, seda ju ei, seda on ju naiivne loota. Suurte võistkondade vastu lihtsalt on see, et kui sa seda vurri natukene ei proovigi käima panna, siis sa ma ei räägi sellest, et me ei proovigi midagi. Me ju Itaalia vastu võõrsil mingi vahe ju, meil oli pall meie jalal, nüüd Itaalia vastu kodus siin viimased pool tundi. Itaalia natukene vajus allapoole. Aga me suutsime sööta, me suutsime mingit positsiooni rünnakuid teha, selles mõttes, et oli nagu jalgpalli moodi. Räägime mängu koosseisust ka natukene. Vlasisnjavski siis alustas esimest korda Henni käel 4. liinis vasak kaitsjana, tegi ju terve mängu lõpuks kaasa. Markus, sina seda positsiooni aastaid mänginud inimesena, kuidas Raul leed? Oli näha, et ega see oli pea jälle mingisugune nõid naasti olema, et ennustada, et nii see nagu ütleme selle äärekaitsja karjääri alguses tal on, et kaitses mingid vajakajäämised on. Rünnakuosakonnas ta oli ikkagi silmnähtav, eriti mida aeg edasi mängus läks, siis seda rohkem ta nagu hakkas sinna ülespoole tõusma, aga kaitses, võtta kas või kohe see esimene lättilöök, mis tuli teema pealt, kus ta seal ikkagi üsna lihtsalt lasi selle mängija äärest keskele liikuda, sealt tuli sööt ja tuli just kui tundus juba, et sa ei jää nagu jala vastu, aga siis ta läks korra jalg alt ära ja siis tegi nagu et seal peabki, sa pead tunnetama, see tulebki mingite korduste pealt, et kui tugevalt sa selle nii-öelda emma-kumma poole siis antud olukorras, kui me sellest lattilöögi olukorrast räägime, siis seal oli ilmselt tagantjärgi või teada, et pane veel tugevamini see keskmine kinni, et kesktsoon kinni, et astu seal veel julgemalt välja, et näita kogu oma kehaga, et mine äärde, aga siis ma olen valmis, on ju. Et sellised asjad, et aga seal ei olegi muud teha, seal ongi trenn, harjutamine, et kõik need väiksed asjad nagu paika saada, aga ma ei tea, ma juba eelmine saade ütlesin, et ta ütles, et ta trennis väga hea välja ei vasta, nii et ma ei tea, kui palju ta sellega vaeva näeb, aga sellega on vaeva näha, kui tahta äärekaitses mängida. Aga rünnakuosakonnas oli ta ju seal ongi mõnus, et sa saad ise seal timmida selle äärekaitses või siis, kui sa mängid wingbackina, et vastavalt, kuidas sa tunned ennast, et nüüd keegi käsi sul kogu aeg sinna overlappi minna või rünnakule tõusta, et sa saad seal nagu vastavalt enesetundele heas mõttes seda ise sättida. Saarma ja Jakovlev väärte peal minu jaoks jäid natukene selliseks nüriks äkki või? Et sealt nagu piisavalt niisugust teravust ei tekkinud. Okei, Saarma oli vist see, kes selle Kristali sööduselt mingi hetk lõpuks leidis, eks ju, aga kuidagi need ääred nagu ei saanud korralikult tööle neid ja me ei suutnud nagu keskelt ka mängida sinna rünnakule piisavalt palju kuidagi, et natuke nagu mingi, neid küsimärke seal koosseisu osas või Eesti koondise ideaalse algkoosseisu juures endiselt on nagu oma jagu tegelikult. Nõus jah, veidi arusaamatu, et Jakovlev täismängu ka sai, sellepärast et tal ju tegelikult väga midagi ei õnnestunud. Sama võib Saarma kohta öelda selles mängus.
kuigi mulle ta Itaalia vastu jättis pigem hea mulje, aga see viimane mäng Moldova vastu, et need ääred jah, ei toiminud kuidagi. No lahjaks jäävad meil ääremängijaid ei ole tegelikkuses. Sarma minu jaoks endiselt ta ei ole puhas ääremängija, et seal mängu lõpupoole jälle, kui natuke oli see, ütleme, ruumi rohkem joosta, siis ma see, kus ta ükskord pool kiire oli, kus Saarma läks, tõmbas paremale sisse ja löök, värav tegi mingit tõrje või lõi otsa väravahi peale või mis seal oli. Et selline mängu dünaamika sobib tema stiilile või tema tüpaažile palju rohkem, aga Eesti koondises selliseid mänge meil nagu ülemäära palju ei tule, et sellepärast nad jäävadki natukene varju ja Jakovlevil ta küll sai löögile, seal üritas, aga ka vähemalt selle mängu võtmes jäi nagu lahjaks või midagi jääb puudu ikkagi. Kuidagi ma ei tea, kui palju see nagu seotud oli sellega, aga pärast neid esimesi vahetusi Shane sisse, Mustmaa sisse, Kristel ja Saarma asemele kuidagi see mäng nagu kadus ära meil tegelikult, seda ka enne ise ju ütles mul tundus, et me läksime nagu, ma ei tea, liiga julgeks, liiga ülbeks, liiga nagu lohakaks kuidagi või selleks nagu enesekindlust oli nagu järsku liiga palju, et kuidagi nagu oleksime 3-0 ja see on mitte 1-0, et kuidagi nagu läks nagu laadaks natuke ja Moldova karistas ära selle lõpuks, ja me kuidagi ei suutnud seda kontrolli nagu tagasi saada, et see viimane pool tund, mis seal nagu täpsemalt juhtus, seda oleks päris huvitav kuulata nagu mingit treenerite analüüsi toas seina peal istuda, et mis sellest tegelikult valesti läks, eks nemad võtavad nii taktikaliselt selle asja, et see värav ju, mis meile löödi, see oli ka ju tegelikult, ongi sellel tasemel see, et Karl-Jakob Hein lasi selle pika palli laseb Jakovlevi peale, see on sellel tasemel juba on see tegelikult eksimus. Et sealt ju tuli, seal ei olnud asi algas sellest, et sinu pikkune vend mängib Eesti koondises ja lasme peapalli sinu peale, ei ole. Asi algas sellest, et Hein ei kerge surve alla ka ikkagi seal, et tal ei olnudki varianti näiteks, et paremale poole seda pikka palli ju panna, kui ma õigesti mäletan, et ta pidigi sinna kas keskele või sinna vasakusse tsooni panema selle pika palli. Ja, aga see pikk oli selline, see oli ikkagi planeeritud, ta ei olnud pannud sealt silmad kinni täiega midagi minema, et ta ikkagi jõudis midagi rihtida, aga okei, aga ikkagi tuli see pikk pall sinna, ja siis keskväli oli tühi, ma ei tea, kus see teine keskvälja vend oli. Käit oli liikunud, ma ei tea, kas see on planeeritud asi, et kui pikk pall tuleb, võib-olla see oligi niimoodi mõeldud, et Käit läheb ka siis nagu üles seda, ma ei tea, palli võitma või seda teist palli hankima sellega, aga tema oli sealt ära liikunud ja siis jäi sinna tühimik keskele, mis nagu kohe susati vastu. Ja siis oli seal suur maa-ala ja siis Paskotsi tagant järgi jäi väljaastumisega hiljaks, tegi oma jalgavahe jälle 1,5 meetriseks ja sealt võttis mingi veidra rikošeti ja oligi best variant. Keskväljal paistis korduvalt silma, et Soomets ikkagi jäi päris tihti üksi seda kaitseliini esist sinna katma, et ei olnud tal piisavalt tuge seal teiste keskvälja mängijate. Käit ja Kristel, mul tundus, et nad oligi plaanis, et nad mängivad nagu natukene kõrgemal. Kristel sul niikuinii ei hakka ju kaitses tagasi rügama, ta ei ole sellist tüüpi mängija, Käit on mänginud seal allpool ka, et aga ta pidigi olema ikka pigem box-to-box variant ilmselt selles mängis. Ja enne ütles ka, et ikkagi ju koosseisu valik oli ikkagi ründavam. Ja aga Kristeli juurde tulles, siis ma ei oska ta nüüd kaitsetööd väga hinnata, aga kui ta väljakul on ikkagi, ta on silmapaistev just Eesti ründamängus peaaegu alati. Tal on mitu aastat, nagu naljaks öelda, ta ei ole veel 18 täis, vist nüüd novembris äkki saab. Tal on mitu aastat juba Eesti väljakutel olnud see X-faktor ikkagi rünnakul, et ta teeb nagu ebastandardseid lahendusi nagu meie liiga või meie jalgpalli kohta ootamatuid asju teeb ja ta teeb nagu neid asju ka hästi, et mäletan kas see karikafinaal Levadia vastu äkki, kui ta tegi seal mingisuguse täiesti uskumatu liigutuse, tegi seal vastase karistussalas ja läks seal Peetsonist tegi ära talle jalga vahelt vist kuidagi, see oli mingi teema neil omavahel ka veel hiljem, et mingid sellised asjad ja ta suudab seda nagu koondises ka pakkuda ikkagi üsna nagu regulaarselt, et okei, ta võib-olla ei kesta seda 90 minutit ära alati ja ma ütlen, kaitsesse ta tagasi ju väga ei tööta, et pigem ikkagi on selline
mingis mõttes nagu luksusmängi, et ta on seal ikkagi ees ja keskendub ründamisele, aga see milline nagu kvaliteet või see, ma ütlen, just see X-faktor nagu kirjutab minu jaoks kõige paremini seda, et temas on nagu, on seda ootamatust sees. No kas või see olukord, kus ta selle kaitse seal pikali pani kastis. Paljud oleks ju kohe peal üldiselt, on ju, ja ta tegi veel selle ühe pette, okei, võib-olla tagantjärele mõeldes oli võib-olla viga, et ta tegi selle, on ju, seal nõuti käega mängu ka, on ju. No seal oli ilmselgelt mingi puude, seal oli seda kohe, ta oli nii äksi täis, seal ta vehkis seal, ma ei tea, kaamerast ei olnud ei seda üldse näha, on ju. Noh, Varril on, me teame, noh, koondise mängul, seal on tegelikult ju rohkem kaameraid, võib-olla neil tegelikult mingisugune pidi ju olema mingisugune parem. Aga no midagi seal, mingi puude seal oli, sellepärast, et tal tuli kohe peale seda, tuli tal see paha puude vasaku jalaga, mis ilmselt oli tingitud sellest, et seal oli mingisugune puude kuskil siis ilmselt käega. Naljakalt üldse telekast ei olnud näha, aga ma ütlen, fännitribüünil inimesed, kes olid, ütlesid, et mina küll nägin, et seal nagu midagi oli ja kui ma vaatasin seda video pealt küll, siis ma vaatasin Saarma, kes oli nagu, ta andis selle Kristjalile söödu, ta oli seal nagu suhteliselt väljaku keskel kasti taga, tema ka kohe lehvitas, on ju. Et ju seal ikkagi mingisugune midagi ilmselt nagu oli, aga ma ei tea, kohtunikud videoruumis seda ilmselt ei tabanud siis ära või tõesti, ma ütlen, segane olukord. Ja võib-olla oli ka kohtunikel ei olnud 100% kindlust, et seal käepuudu oli. Võib-olla neil ei olnud tead nurka, võib-olla keegi kattis ära. Pikali, vaata, mis ka teatud olukordades vaata, on nagu selline pehmendav asjaolu, ütleme jah, et mine tea, mis seal nagu siis tegelikult oli. Kätte loomulik asend. Sellel hetkel, kui sa hakkad kukkuma, siis kus sa pane... No vaata, seal mingi hetk oli ju see, et mis rõhutati, et kui sa nagu libistad ette, sa ühe käega või ikkagi toetad ennast, kui läheb selle käe pihta, siis see on nagu juhtub, on ju, et see ei ole penalti. Aga jah. Igatahes sellest olukorrast penaltit me ei saanud, mis oleks nagu, Karl Mets vist ütles see, et see oleks nagu mängu täiesti ju ära tapnud lõpuks, et 2-0 oleks olnud seis ja oleks täiesti teistsugune mäng ilmselt olnud, on ju. Ja siis oleks võib-olla ongi põhjust. Ja teistpidi oli Sapil veel võimalus ju, see oli 1-0 pealt ju, kui Sapi, kas selle välisküljega või millega ta lõi seal eestpostist. Jah, kus väravat tõrjus, siis ta sai veel uuesti korra. Jah, väravat tegi päris hea tõrje, oli kuidagi väga veidras kehaasendisse vastaste väravat, aga seal oli varianti nagu 2-0 ära sättida küll. Aga jah, kodus me sel aastal ei suutnud ühtegi võitu saada tegelikult, kuigi Moldova ja Andorra olid meil siin vastas, et... Ja see valmistabki kõige rohkem pettumust. Jah. Ja siin, mis fännitribüünilt ka inimesed ju... Vaat, räägite ka, et me valmistab see pettumust, et me võitu ei saanud. Ükskõik kuidas me oleks tahtnud ikka võitu. Muidugi ma ütlesin, et võit tulemus on ju tegelikult lõppkokkuvõttes kõige olulisem, aga lihtsalt peame seda kõike tausta ka arvestama. Aga see on pettumus kahtlemata. Millal viimati see juhtus, et Eesti kodus ei võitnud? Ma arvan, et siin vahepeal olid neid aastaid. Karel Voolaid ei saanud ju oma treeneri selle ühtegi võitu, ma arvan, et seal... Ja. Ilmselt sinna ta jäi, võtta koroona ajal oli vähem mänge ka enne edasi. Aga ma ütleks, et mängijate valik tegelikult selle Henni perioodi jooksul on ju läinud tegelikult meil paremaks. Meil on, kui sa mõtled, meil on taga see tuumik Hein väravas, Mets, Patskotši, keskkaitsepaar. See meil pole Eesti koondise ajaloos pole üldse sellist nagu sellisel tasemel mängid olnud seal kahte keskkaitset ja väravat ja sellisel tasemel pole kordagi olnud. Poom, Piiro Klavan, Poom. Klaavan ja kas Poom mängisid, koos nad ilmselt mängisid, aga kas niimoodi, et Klaavan keskkaitses mängis pigem mitte? Poom lõpetas 2009. Meil oli seal Räht, Stepanov, Piiro ja Poom. Norra, mis see Stepanov oli? Korra oli vist Venemaa kõrgliiga, mis ta vahepeal oli seal Küprosel ja igast asjades. Watfordis käis. Aga ei ole olnud. Nagu, et kõik kolm meest on, kaks meest on tippliigas, üks mees on nagu kõige väiksem samm tippliigast allapoole põhimõtteliselt, et see on ju täiesti pretsedenditu olukord, pluss meil on nagu neid mängeid ikkagi välismaale on siirdunud ju veel ja veel, et Poola kõrgliiga vend on siis varus. Pingil on ju ja nii edasi, et äärekaitse on Tšehhi kõrgliiga ja teisel pool vaatame, kas on varsti Šoti kõrgliiga näiteks. Mis sul linnud siristavad? Larsen ise ju ütles, et tal Šoti kõrgligast on pakkumine on laual. Ma ei tea, mis seis sellega praegu on, kas ta on nagu mingi poogna kuskil alla visanud või ei ole, aga väidetavalt variant pidi ju olema 6 aega tagasi vähemalt oli. Et seal ja Saarmaa on välismaal läinud, on ju neid korralikul tasemel välismaal mängijaid on ju nagu ikkagi selgelt rohkem, kui meil oli vahepeal siin, kus see on võib-olla paljud mõnitavad ilmselt, aga Poolak tõi ka ju välja selle, et
mingite sünniaastatega meil tekkis ju päris korralik auk tegelikult noorte töös nagu Eesti jalgpallis üldiselt, on ju. Ja noh, nüüd me hakkame sellest august vaikselt välja tulema, on ju, et see 90 teine pool, seal meil ei ole väga palju ju mängijaid, noh, seal ütleme, Mattis Käidi vanuses ju meil ei ole väga... Jah, seal need numbrid on kuskilt, kelle need olemas on, need on need välja toonud, mul need kõikide mängijate sünniaastavad peas ei ole. Aga noh, nüüd meil need 0-3 ja see põlvkond ja sealt paar aastat edasi-tagasi, need hakkavad juba vaikselt pead tõstma, et sealt loodetavasti nagu selles suhtes läheb natukene paremaks no jah, kas või vaadates U21 koosseisu ja neid kujusid, kes seal mängivad, siis juba sealt, ütleme, aasta allapoole siis A-koondisest, sealt on juba ju, seal on juba huvitavaid nägusid, varjund U21 ei ole mängu nüüd novembris, ehk siis vahel on ju see, et okei, sa A-koondise juurde mängijat ei võta, et las ta mängib seal U21, mängib kindlalt, ma ei tea, 2x90 ja saab kogemust, aga nüüd seda nii-öelda nüanssi juures ei ole. No näiteks tõenäoliselt, kui sa 2 mängijat nimetasid, eks ju, Varjund Tovstik, kes... Siht, siis see, kelle nimi mul, see välismaa nimega, see... Kuramme. Jah. Seal on ju huvitavaid nägusid päris palju. Sa tahtsid ilmselt jutuga sinna jõuda, et... Kaasatakse A-koondisse. Et no ma mõtlengi, et keda sealt nagu kaasata võiks või kes vääriksid kaasamist? Ma ise mõtlesin, et nüüd kui Valner vigastada sai ja asemele kutsuti Berk, tõenäoliselt kui U21 ei oleks olnud valikmänge, ma pakun, et äkki Nõmm kutsutud hoopis. Aga no mine tea. Aga no jah, nüüd on see sama Siht, kes on U21 koondises mänginud ju paremat äärt, wingbacki. Äärikut. Ma nägin ka kuskil seda sõna, kes keegi peab vastutama. Sellest on räägitud kui potentsiaalsest sünonüümist. Keegi peab vastutama. Nagu Luigend ütles, keegi peab vastutama. Nii, no peatoimetaja vastutab, ma vastutan. Nii. Äärik. Nii, mis sul seal vastu on? Äärikud mängivad sõelmänge. Ei no selles suhtes, et see on parem sõna kui wingback ju. No kuidas parem sõna on? Eesti keeles. Me räägime eesti keelest. Jah, tavai kasutame äärikut siis. Äärik. See ei ole jalgpalli väljend, see ei ole jalgpalli keel. Jalgpalli keel ei olegi see, mis on eesti keel. Sageli ei kattu need asjad. Igatahes wingbackide point on see, et tooge nüüd Tovstik ja ma ei tea, kus A-koondises Sihti nähakse, kas keskväljal või siis äärel, et see on nüüd ju koht, kus näiteks Küprose vastu proovida neid maavõistluses. No ma loodaks ka, et need ikkagi päris mitmed teenivad nende koondise kutset. Seda ühte ründajat on meil siin vahetud. Palberg lõi jälle siin võib-olla ei ole andnud nagu põhjust enda väljavahetamiseks, aga kui niimoodi võetad septembris võtsid Eerme, nüüd võtsid Palbergi, äkki nüüd on siis Varjundu aeg, et Varjundusel U21 on ikkagi see viimane aken nagu nii särav vist tal ei olnud, ta Prantsusmaale lõi värava, aga see mäng, mis ta siin mängis ju Šveitsi vastu, see oli septembris, see oli ju võtta peast kinni, süke vend nagu. No ei tea, eks saab näha, ega kui seal Palbergid asjad näitasid ennast heast küljest, siis küll nad... Et no ju näitasid, Eerme jäi ju, septembris jäi ju, muideks ta pingile pääses ühes mängus jäi koosseist välja. Ühest jäi välja, jah. Palberg ei käi nüüd ühest välja, aga need... Aga teises sai ikkagi mängu, Mustmaa sai mõlemad mängud ikkagi natuke päris palju isegi, pool tundi, 59 tuli sisse. Et seal ikkagi, see, kuidas sa ennast seal nädala jooksul näitad, see ikkagi mõjutab ka seda, kui palju seda mänguaega lõpuks. No muidugi mõjutab. Ja jällegi selline mulje on, et nad näitasid mõlemad ennast väga-väga positiivsest küljest ja nii palju, kui ma poistega olen rääkinud, siis ka trennis jätsid sümpaatse mulje ja siis ei ole ju mõtet või põhjust neid uuesti välja jätta, et Eesti jalgpallile tuleb see ju kasuks, kui meil selline Palbergi-sugune stabiilselt Eesti koondis hakkab olema. Vanus tuleb peale, juba tuli peale, juba on 17. See aeg läheb kiiresti, ega ongi. Vähem kui aasta pärast on täisealine juba, valida juba sai, jah, et ega see, peabki kiirelt toimetama, aga need koondise aknad ju, neid palju ei ole, mänge palju pole, et siin
ongi vaja tuld anda. Aga no, ütleme nendest nimedest, kelle me ette lugesime, Tovstikul võib-olla on kõige nagu soodsam see olukord, sellepärast, et see vasakkaitse, me oleme rääkinud sellest, kui sul on variant Saliste versus Tovstik, sa võtad ju Tovstiku praegu, kui me räägime ka sellest, et meie nagu põhieesmärk ei ole tulemust teha praegu nüüd ja kohe, vaid ikkagi see EM 2028 valiksarja, natuke nüüd ka see järgmise aasta rahvuste liiga on meil eesmärgid. Et sa võtad ikkagi ju noorema mängija sinna, keda sa kasvatad selle tasemele, mitte seda enam, et Tovstik versus Saliste praegu ei ole ju see vahe nagu nii meeletult Saliste kasuks kvaliteedis. No jah, sest praegu meil, kui hakata mõtlema, meil äärekaitset, vahet pole, kas vasak parem on meil, põhimõtteliselt, kes seal võivad mängida, koondises on Peetson, Turr on käinud, Larsen, Saliste ja nüüd Sivnjavski. Hussar tegelikult ka. Ja Hussar ka, jah. Hussar. Jah. No. See oli mingisugune statement. Ei, ma lihtsalt mõtlen valjult, et kas meil on seal äärekaitses siis nagu valikut või ei ole, et või on enamuse nagu hädalahendused, et täitsa niisugused tõupuhtad äärekaitsed meil tänasel päeval koondises ongi Larsen, Saliste ja ongi kõik, kes nüüd viimase aknas nagu tõupuhas äärekaitse. No, ütleme, mis hetkest on siin Javski tõupuhas äärekaitse? Kui mitu aega sa pead mängima seal, et olla? Ma ei tea, kas mängud näitavad. Okei. Igatahes ootame suviga järgmist koondise hakanud. Ootame natukene võib-olla siukse salamisi pelgusega seda Norra võõrsil mängu, aga huviga siis ka koosseisu valikuid kindlasti jällegi iga koondise valik, iga koondise mittevalimine annab ju tegelikult signaali üht või teistpidi, et see ei ole päris niimoodi, et täitsa suva on, kelle sa sinna 26. mängijaks võtad, on ju. Jaa, aga ma ei tea, kas te nautisite ka seda neid metsaliinide vahel sööte sama palju nagu mina, eriti esimesel poolel või? Neid oli siukseid asju pole ikka Eesti koondis. Mets on tüpaasilt selline, kes keskkaitsetest suudab ja tahab ja oskab selliseid asju jagada, aga on juba ära unustanud, et me selliseid asju ka nagu... Kunagi oli veel üks osakaalgne keskkaitse, kes niimoodi oskas neid sööte leida sinna. Kas Mets algatas selle Käidi värava ka ju? Kui ma õigust mäletan. Seal oli üldse päris pikk rünnak ju. Andres Vaher oli see, kes luges kokku seal pressikornitsil juba, et 13 vist söötu järjest oli, enne kui tuli löök. Aga sellised söödud on nagu meeskondlikult ja meeskonnale ülikasulikud ja vastane selliseid ei taha kunagi lasta ja Mets jagas neid ikkagi päris mõnuga seal. Jah, 90 minti ka kirjas ja Bundesliigas ka nüüd ju selle hooaja debüüt tehtud, et Metsa oli kindlasti väga hea meel ja see, kuidas ta seal pisaraid valas ju pärast seda Itaalia mängu suurest õnnetundest, seda oli ilus vaadata lihtsalt. Jah, see näitab, et mehel läheb korda ja see on jah, seda ilmselt peab kogema, et aru saada, miks sellisel hetkel sellised emotsioonid tulevad, et see on nagu ju tema elu ja ta on, ma ei tea, 15 aastat on su profikarjäär normaalsel tasemel, siis circa aasta jääb vahele, siis üks 15 on kohe vahele jäänud, et see on ikkagi päris märkimisväärne osa ühest mingisugusest karjäärist. Vot nii, aga läheme edasi ka Premium Liiga juurde, 32. voor peeti meil ära. Inimesed meil on vähem kui 3 nädalat hooaja lõpuni. Aga paganama põnev on. Ma selle nädalavahetuse eel vaatasin kalendri välja, ongi niimoodi, kohe saab läbi, et siuke nagu tunne, et 5 voor on tegelikult ju oli enne seda nädalavahetust pidada, et aega nagu on, aga 5 voor peetakse tegelikult. Nädala pärast, kui me siin kohtume, on 2 mängu jäänud. 2 mängu veel peetud on ju, ja see on 2 voor jäänud on ju. Aga see viimane voor ju tabelis mitte midagi ei muutnud. Täiesti mõttetu voor selles suhtes, et need, kes pidid võitma, need võitsid ja need, kes pidid viiki mängisid viiki, ehk siis tegelikult oli ju tabeli esimene pool vastamise tabelis teise poolega. Esimene nelik oli vastamise tagumise nelikuga, esimene nelik võitis ja keskmikud, kes on 2 punkti omavahel vahet, need mängisid viiki. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Et selles suhtes midagi nagu üllatusi lõpuks ei juhtunud, aga räägime need mängud ikkagi lõpuks natukene detailsemalt läbi. Paide Tammeka alustas siis seda vooru 5-0, Paide võitis selle mängu. Kui esimest pooltundi vaadata, siis sellist skoori just ei oleks osanud oodata, et Tammeka oli seal tegelikult päris mitu head võimalust ise ära lüüa alguses aga siis lõpuks Paide sai 1 kätte ja siis hakkas saama neid veel. Et... kas esimesele väravale eelnes viga või mitte? Ei eelnenud, mina olen väga nõus selle otsusega lõpuks, et nägid seda, Markus? Ma ainult seda nägingi, seda mulle näidati.
no räägi siis, sul on kohtuniku paberid. Aegond küll, aga aegond kohtuniku paberitega, Raul, räägi siis, miks see viga ei olnud? Seal oli olukord ju, kus, eks ju, Lukman Kilmore, kes see Tammeka poolt oli? Jah, Musta Paa oli. Nad hakkasid mõlemad palli mängima, nende mõlema jalg oli õhus ja Kilmore siis põhimõtteliselt lõi niimoodi Paa jala eest ära, mis oli mõlemad õhus, see ei olnud jalg on maas, ta ei sõitnud sisse, see oli lihtsalt tavaline kahevõitluse olukord, läks niimoodi. Ma isegi ei ole kindel, kas see nagu tavaolukorras on, kas sealt oodatakse nagu veavilistamist või mitte. Pigem mitte, ma arvan. Aga seda, et seda varriga nagu ümber pöörata, sellist alust seal kindlasti ei olnud. Ja, ma olen nõus. Ja see ei tundunud ju tugev kontakt ka. Täiesti tavaline mänguolukord, et seal ei olnud mingisugust peale astumist, mingisugust sellist sisse sõitmist, midagi sellist ei olnud. Aga kui see jalg oleks kõrgemale läinud, mitte siis vastas ja kui ta oleks astunud niimoodi peale, siis oleks me... Kui ta oleks läinud kuhugi kõrgemale, näiteks säärde. No, minu meelest ta läks nagu suhteliselt küljega, et ta ei astunud peale, vaid läks nagu küljega. Aga kui ma mõtlen, kui oleks läinud kõrgemale, siis oleks olnud äkki viga. Jah, mingist piirist ilmselt hakkab nagu läheb veaks, aga kuidagi, kuna need mõlemad jalad olid nagu õhus, see ei olnud nagu, et ühel oli jalg maas ja teine jääb hiljaks selgelt, et see oli nagu, Kilmore tuli sinna olukorda sisse, aga minu jaoks oli täiesti tavaline nagu siuke inglise keeles on mingi korvpallisust öeldakse incidental contact selle kohta, et kui see on nagu, tavaline mängu olukord on ju, aga Markus, sina oled siin nägusid teinud ei, mitte nägusid, mina vaatasin seda kordust, zoomisin ja vaatasin ja minu jaoks oli see viga. Et selline pehme jalgpalli austaja. Mingid nägusid, seal ei olnud pehme, see oli, ma ei tea, kas me räägime samast olukorrast, räägime, et seal ikkagi oli viga. Et sina oleks tahtnud ikkagi, et Varr sekkub seal, või Varr sekkuski ja kohtunik oleks ära võtnud selle värava. Ma arvan, et oleks õiglane olnud. Oleks minu vastu selline asi tehtud, siis tundus mulle vea moodi. Ma ei tea, mis need põhjendused seal on, miks mitte, ma ei tea, jalg õhus või mitte, aga seal see kordus, mida mina vaatasin, seal oli küll viga jalgpallireeglite järgi. Kui sa võib-olla väga aegluubis seda vaatad, siis võib-olla tõesti, aga minust, ma ei tea, see suhteliselt nagu, minu jaoks oli väga tavaline jalgpalli olukord, et mulle väga meeldis, et Ozomkov nagu, vahelduseks tegi ka seda, et sa vaatad selle asja üle ja jääd endale kindlaks. Neid asju on nüüd viimasel ajal siin rohkem tulnud. Vaikselt on hakanud, kohtunikud on leidnud üles endal otsustusorganid. Anier sai lõpuks ennast vist käima, et see 2+1 isegi just kirja või? 2+1, jah, see oli ette teada, sellepärast, et ma võtsin Fantasisse -4 punkti, et Anier välja viia ja Sapinen sisse tuua ja siis pärast selgus, et Sapinen ei olnud algkoosseisuski, aga mingid punktid tõi ära. Ei, Sapinen tõi lõpuks 10 punkti ära, minul oli 3-kordne kapten Sapinen, muidugi tõin ka Anieri asemele, küll miinuspunkte ei pidanud võtma, aga et selles suhtes tõesti oli, või see taimata, et niimoodi läheb, et sai ju siin vahepeal koondise pausi ajal vormi koguda ja taastada. Ja üks mees, kes veel koondise uksele ilmselt ju tegelikult koputab. Aga Paide jaoks kindlasti ülioluline, arvestades seda, et neil tulevad nüüd Flora ja Levadiaga enne ja siis Floraga mängud, et nüüd Anier sai oma püssi paukuma, üks värav oli väga ilus, mille ta peaga lõi. Oli peaga. Kontrollitult tagumisse posti. Aga see esimene, kus seal põrkas, see on ka selline ründaja värav. Sai pihta korra lihtsalt. Ründaja värav ole õigel ajal õiges kohas. Ja Sapinen seda oskab. Jah, et Tammeka seal ikkagi Henri Järveleid ütles, et kollaps oli täitsa ja see, mis lõpus seal David Epton tegi järjekordne punane kaart, siis Eptoni 4. punane kaart sel hooajal 22 mänguga ja viimase 8 mänguga, kus Epton on mänginud 3. punane kaart. Ja tema siis 4. punane kaart ja ainult Sander Tovstikul on sel hooajal siis 2 punast kaarti, kõigil teistel on kas 1 või 0. Et Premier League'is ikkagi selge selline statistiline anomaalia David Eptoni 4 punast kaarti. Ja ma ei tea, kas nagu kui ma oleks Siim Valtna, või kui teie oleksite Siim Valtna, kas see oleks jäänud Eptoni viimaseks mängus Tammeka särgis või? Kuidas sa usaldad sellist venda nagu siin hooaja lõpus ka, kui sul on veel olulised mängud tulemas? Kontrolli alt on väljas. See on, ilmselgelt on see treenerite tiimi ülesanne sellised kontrolli alla saada. See ei, mis on 4 punast. Mis sa usaldad. Sa pead lihtsalt seal mingite võtetega ta kontrolli alla saama ja tegema talle selgeks, et see on meeskonna alt vedamine ja sellepärast sa ei ole legionärina siia meeskonda toodud, et sa üle 3 mängu meil
tõmbad väljakult minema. Ja kas seda Tammeka ja kaartide juttu sel aastal oleme kindlasti rääkinud, võib-olla eelmisel aastal. Ma olen siin ette lugenud neid, palju need välismaalased seal punaseid kaarte on võtnud Tammeka esituses. Ja see on päris suur number oli. Ja see ei olnud selline, et kogemata väljakul juhtus, jäi neljaks, mis iganes, see oli ikkagi rumal punane. Ma korra ehmatasin, et mis Risto Kägo polegi saanud üle ühe punase kaardi ühelgi Premier League hooajal, kes ma vaatasin, et siin on punased ja teise kollasega punased on eraldi. Tal on ikkagi rekordimees, peaks endiselt olema Risto Kägo 7 punase kaardiga veel hooajal siis aastal 2013 Tallinna Kalevis. 14 kollast, 6 teist kollast ja punast ja 1 otsepunane, võimas. Sinna on veel, seda vist Eptonil isegi teoreetiliselt ei ole vist võimalik enam saavutada. Ta jätab ühe mängu vahele, kui sealt mingit lisa ei. Ta ju iga sellega jätab ühe mängu vahele, et see ikkagi nõuab tervet hooaega kestvat pingutust ja koostööd ka treenerite poolt. Aga Epton siis jälle jättis Tammeka vähemusse ja jättis siis järgmiseks mänguks ennast pingile. Tammeka järgmine mäng pingile ka ei saa. Mis asja? Ütleme jah, siis tribüüni pingil, et Harju võõrsil. See on otseses mõttes pingile, siis Harju uus tribüün on ka ju pingid, mitte istmed. See on nagu natuke ahel reaktsioon ka, et näiteks mäletame ju Takčuki Levadias, kes alguses tuli Eesti Premium Liigasse, sai seal ka punaseid ja kollaseid ja asju. Eesti ei olnud valmis tema jaoks. Ja ta tundus lihtsalt kuidagi. Ja tegelikult oli see, mina ju nägin seda väga lähedalt, seda kõike. Ja sellele pöörati tähelepanu serblaste poolt. Takčuk hakkas nagu tegelikult sellega tegelema ka. Ja ma kõrvalt nägin, et ta reaalselt tegeleb sellega. Mis see tähendas, et tegeleb nagu Peep Pahv läks viharavile või? Päris viharavile, aga ta pööras sellele tähelepanu. Aga mingil hetkel mis see tähendas, nagu pööras tähelepanu? Ei sa ei saa ju, talle tehti selgeks, et mingil hetkel tema alguses ju tuli tal need kaardid tulid sellest, et tal oli silmest must ja tal katus sõitis ära ja läkski meelega asju tegema. Tuli maailma peale lihtsalt vihane, eestlaste peale või Eesti peale. Ei see on nüüd päris jõuline, et eestlaste peale jääda. Eks on üks tüüpi mängija oli, kes sõitis katus ära vahepeal. Aga siis mingit ta nagu muutis ennast selles valdkonnas, aga kollasid see ikka ja ma nägin kõrvalt seda väga lähedalt, kuidas ta mingi vahe sai ta nagu saigi ebaausalt neid kaarte nii-öelda, ma ei tea, kõlab jälle veedelt, aga nagu maine pealt. Et siis ta oli küll hämmelduses ja osanud enam nagu midagi teha, aga okei, ta oli ka keskmisest vähe jõulisemat tüüpi Tegelinski. Aga jah, et see, ütleme, paljude kaartide kogumine ühel hetkel juba inertsist annab sulle mõned kaardid hooajal juurde. Ma tegin Juri Katšuki statistika lahti ja ma mõtlen, ega ta nagu väga enam tegelenud ei ole selle vältimisega, millest on siiamaani ikkagi saanud päris stabiilselt neid kaarte. Ei, samas ikkagi 2023-2024 Poola esiliigas vist 9 kollast, 2 teise kollasega punast näiteks. Siin, mis see on siis, Poznani Varta ka, Poola esiliiga vist endiselt. 7 kollast eelmisel hooajal, sel hooajal 9 mänguga 4 kollast juba. Niisugune ehe kaitsev polik. See on Poola tugevalt 3. liiga isegi. Korralik kaitsev polik. Ei, ta oli Poola kolmas tasand. Sinna on ta siis välja jõudnud omadega. Kuressaare Levadia 0-3 Kuressaare poolt vaadatuna, Levadia poolt 3-0. Selle mängu tipphetki vaadates ainult nagu mingid nurgalöögid olidki põhimõtteliselt, et seal väga palju muud justkui ei toimunud, aga see, kuidas Kuressaare suutis selle esimese värava ise endale nagu sisse imeda, see oli päris siuke tragikoomiline. Enne seda oli võrdne mäng. Oli? Mm-hmm. Not.
No kuivõrd need on nüüd ikka no ikkagi Kuressaare suutis Levadiat kontrolli all hoida, ega neil mingisuguseid seal võimalusi ei olnud, ega nad ei saanud oma palliga mängu peale kuidagi suruda. See oli päris raju, kuidas Levadia tuli sealt enda vasakust ja tuli ja jäigi tulema ainult sealt vasakust äärest. See oli päris raju tulemine seal. Ainult sealt minu arust teisest äärest, ma ei tea, kes mängis, see Turr oli vist või? Oli Turr või? Parem wingback, nad mängisid... Adžiri oli ka seal, jah. Adžiri oli... Turr oli vist, jah. Adžiri oli tippu pandud. Et minu arust... Mis see koosseis seal täpselt oli? Ma ise seda mängu otse ei vaadanud, ma vaatasin pärast seda graafilist koosseisu, seal oli üldse Ainsalu tippu ründas näiteks pandud, on ju, mis on, kui sa vaatad, kui palju ta väravaid on löönud, võib-olla aus viimasel ajal, aga tegelikult ilmselt ju päris nii ei mängitud. Nad mängisid Peetson, Tammik, Iboro 3 taga ju. No Tammik oli ikkagi 6 peal ülesehitusfaasis rohkem, ta tuli ikkagi sealt liinist välja. Et oli keskväljal koos selle Torresega. Torres oli veel, jah. Ainsalu oli ja Adžiri oli ees. Roosnup äärel. Roosnup vasakul ja kes seal paremal oli? No ma ütlen, et ainult vasakust tulid, seal paremal oli Turr ilmselt või? On seal Turr kirjas või? Vendel oli kuskil, Vendel oli tipus ju, ei olnud või? Vendel oli põhis... Vendel oli vasakul. Paberile märgitud Vendel vasakule, Ainsalu tippu, Adžiri tema alla ja Roosnup paremale. Ja mitu keskkaitset neil oli? 2 keskkaitset. Siin on Peetson märgitud 6 peale, tegelikult oli Tammik seal siis ütled. Ei, Peetson. Või Peetson ikka, jah. Ja Schöning Larsen ja Turr äärte peal. Turr, näed, aga julmalt seal vasakust äärest tuldi, sest Kuressaarel oli seal mingi vähese mängukogemusega mees seal paremas kaitses, aga lõppkokkuvõttes ikkagi arutati see Matvei Jakimov, jah, arutati nurgalöökidest lahti. Põmm, 2 tükki. Arutati lahti. Ei see mäng arutati nurgalöökidega lahti. 2 nurgalööki, 2 väravat. Need 2 väravat mõlemad olid kummalised väravad kuidagi. See esimene värav käis seal Kuressaare enda mehed nagu justkui ootsid mõlemad, kes seal oli Pajunurm ja kas seal oli, kes see teine oli, kes seal hakkas justkui klaarima, see oli vist Joonas Vaheremägi äkki. Mõlemad nagu hakkasid, aga kumbki ei länki palli peale ja lõpuks lasti sealt ära lüüa. Ja see teine oli ka kuidagi mingisugune naljakas põrge, Peetson nagu, tuli nagu pikendus ja Peetson nagu lõi selle palli võrku, aga see pall lendas kuidagi nii aeglaselt, et see nagu selline naljaka mulje sellest väravast. Et eriti ma vaatasin, et Levadia Instagrami story'd, vaata, kus neil värava tagant olid mõlemad filmitud, mõlemad olid kuidagi nagu 4. liiga värava mulje etsid, et sellised nagu ei olnud nagu sellised, et keegi tõuseb 3 meetri kõrgusele ja kõmm rammib sisse või midagi sellist. Et sellised puterdamised siin. Aga mängud on tõsiseks läinud ja näed, mäng hakkas 14:30. Ikkagi Levadia selliseks mänguks minnakse ikka 24 tundi ennem Saaremaale kohale ja tehakse väike jalutuskäik, õhtusöök, magatakse välja. Saadi koduväljaku eelis endale sellega. Ja seda, et mängud on oluliseks näinud, näitas ka seda, et Mihkel Ainsalu täistas väravat, nägite korraks, libastus, korra tegi seal mingisuguse liigutuse ja siis tõmbas jälle kivina jaoks taga. Mees on fire. 20 mängu järjest oli vahepeal väravatta ja nüüd on viimases 4 mängus löönud 5 väravat. Ehk siis, ta on seal natuke ikkagi vist on tõmmatud ju ka üles poole selle positsioon, vaata nagu ta euromängudes mängis seal niisuguse number 10 peal siis just, et seal ta ikkagi toodab. Jah, ei teagi, mille taha need asjad jäävad, et tegelikult on tal ju mõlema jalaga väga korralik löök olemas, ei pea ta väga palju nagu mingi pingutama, et sealt korralik pauk tuleks õhus, võimas, jõuline, et nüüd ka peaga, jalad maas, aga peaga mõikab lüüa ja kindlasti see oli nagu tegelikult üks asi, millest siin vahetult enne, kui ta ju siin neid väravaid lööma hakkas nüüd hooaja lõpufaasis, siis mina veel enne mainisin, ma lugesin kuskilt, et tal oli äkki, seda oli palju 2 või 3 väravat, palju tal oli? Ta oli 2 tükki vist selles ühes mingis jube suures võidumängus Kalevi vastu oli vist Sportland Arenal. Et piisas mul moka otsast seda mainida, kui mees nagu võttis seda liiga tõsiselt. No selle väravapõua pealt sai koondisesse septembris, aga nüüd tahaks paugutama ja Tooblis kutsat ei tulnud enam. Ta on jah ikkagi ründavamas rollis olnud Levadias. Musaba on ju täiesti kadunud näiteks. Ja too ka ju, kas koosseisus oli vahetusest tuli sisse, aga tema ka ju vaikselt tuleb nüüd tagasi, vaata mis temast saab, aga Musaba jäi täiesti ju pingile ja Joao Pedro on ka vist segastatud. Ja räägime siis selle punase ka. Peetson sai punase ka. Selle punase. Nii, kohtuniku paberitega Raul.
nii, Aston Visse oli see Kuressaare mees, kel tuli siis sööt, lükkas palli endale ette, ta oleks läinud väravaiga 1-1, Peetson võttis ta suhteliselt selge veaga maha. Võttis maha. Ja noh, Visse sai küll edasi joosta kohusetundliku mehena. No oli kontakt jalgadega, kukkumist ei olnud. Kontakt on vähe öeldud. Seal oli ikkagi selgelt nagu hiljaks jäämine ja selline asi. Ibor oli kõrval lihtsalt. Ibor oli seal kõrval. 10 meetrit eemal nalja teed. Ibor oleks seal rahulikult selle olukorra kinni jooksnud. Aga see oli täpselt selline olukord, kui sa annad punase kaardi sealt, siis VAR ei muuda seda ümber. Seal ei olnud ilmselgelt eksimust selle asja hindamisel. Kui ta oleks andnud sealt kollase kaardi, VAR oleks ka ilmselt toetanud. Või oleks saanud ilmselt toetada. Oleks toetanud, jah. Poleks ümber muutnud. Aga jah, midagi nagu kobiseda selles suhtes ei ole. Peetson ise läks seal ikkagi suhteliselt rumalalt läks seda olukorda niimoodi lahendama ja mängis tulega ja sai kõrvetada. Aga mis on valus Levadia jaoks on see, et järgmine mäng on Paidega. See tuleb üks ütlemata tähtis kohtumine kolmapäeva õhtul siin A. Le Coq Arenal. Aga Peetson saab seda siis mitte pingilt, vaid tribüünilt vaadata. No ma ei tea, jah. No jah, olgu, võib toetada seda punast, aga sa oled jälle selles paadis, et oleks pidanud muutma? Ilmselgelt. Mina olen selles paadis, et seal poleks pidanud kohe see peakohtunik punast näitama. Ega ta väga kohe seda ei näidanud, kus suhteliselt kiirelt ikkagi näitas. Mul ikkagi oli nagu, mis asja? Aga viga oli, see oli olukord, kus Vissel oli, vaata, sa ei saa seda Iboro jõudmist nagu selle järgi ka võtta, mis seal nagu pärast juhtus, sellepärast, et Visse ju nagu, ta jäi püsti, aga talle ikkagi sõideti sisse ja seal läks ikka mingi sekund läks ikka kaduma ju selle pealt. Et ta oleks ju jõudnud nagu ettepoole vastasel juhul. Nojah, me ei taha seda teemat nagu liiga pikaks ajada, et mul jällegi, mina vaatan seda asja nagu jalgpalluri silmi läbi ja antud olukorras siis mitte Kuressaare ründaja silmi läbi, vaid siis, ma ei tea, ma panen ennast kaitsja rolli. Levadia kaitse silme läbi, mis sa oled olnud? Ei, jumal, saate aru, ma olin kaitsemängija rohkem, et ma mõtlen pigem, mina olin pigem see, kes sai neid kollaseid, mitte nagu ei teeninud. Et siis ma oleks nagu ikkagi väga närvis, aga me võime hakata diskuteerima, et mis asi üldse siis viga on, et nagu kehakontakte, jalakontakte on jalgpallis teisigi, kus inimesed lähevad, jäsemed puutuvad kokku, aga seda me ei defineeri kui veana. Ütleme, kui Kilmor tuleb niimoodi kõpsti sisse, siis seal oli nagu jooksis ja Peetson ma võin ka sul igatpidi sisse tulla, aga kui see pikali ei kuku ja midagi juhtu, siis kohtunik ei vilista viga. Aga sellest on ju ka aastaid räägitud, et nagu me peaksime ju, või kohtunikud peaksid rohkem ära karistama seda, kui või nagu ei peaks nagu vaatama läbi silme selle, et kui mängija jääb püsti, ta ilmselgelt teda häiritakse, ta võib-olla ei taha lihtsalt pikali kukkuda. Kui Visse oleks seal pikali visanud ennast, siis oleks ikka okei olnud. No siis oleks viga olnud, jah. Sa ei saa ju niimoodi olla kohtunikuna, sa ei saa niimoodi jalgpalli vaadata. No ma ei tea. Ma vaatan võib-olla liiga kaitse nagu pilgu läbi, aga minu arust oli see natuke ebaõiglane punane. Sama see, ütleme, see filosoofiate klass, kui selle tablooreporterite asjad. Sa vaatad nagu tulemust, et kas mängija kukub või ei kuku, aga ma vaatan nagu sisu, et kas oli viga või ei olnud. Kuidas see mängupilt oli seal vea tegemise hetkel? Võib-olla ma olen liiga ummamuudu selle kohtunike koha pealt, aga ma ei tea, viga nagu, siis peaks nagu midagi juhtuma. Et kehakontakt on ju, kuradi mängus on kogu aeg neid. See oleks muidu karistanud ju Visset selle eest, et ta pikali ei kukkunud nagu. Kui sa ütled, et kui ta pikali oleks kukkunud selle... Kes siis loll on? Ühesõnaga, minu seisukoht on, et me oleme praegu eriarvamusel. Siin Paide mängus mina olin arvamusel, et too oli viga. Ja nüüd ma olen arvamusel, et siin oleks võinud jätta andmata need asjad. Ja ma ütlen, kui seal oleks antud kollane, siis ma arvan, et see Iboro oli sellises asendis, et VAR ei oleks seda ilmselt ümber pööra... ta oleks välja mõõtnud, et Iboro on samal joonel, ala oleks midagi sellist, oleks saanud toetavat. Vaata, sama jooneks, aga vaata, sa pead arvestama seda, kas mängel on nagu reaalne võimalus sinna olukorda jõuda või mitte. Sa võid samal joonel olla ka külje joone juures, aga see ei tähenda, et seal olukord sees, eks ju. Et see, Iboro oli ikkagi piisavalt kaugel seal, et see Visse puude läks küll nagu natukene sinna... Aga siis peaks hakkama arvestama ka seda, kas seal on Iboro, millised kiiruslikud omadused või oled sina. See on ju mõeldamatu.
Ühesõnaga, mina jäin eriarvamusele, ma ei tea, kuskilt tuleb mingisugune see videokohtunik, kus nad seletavad selle lahti, ilmselt on seal kõik õige ja... Oot, Transvaprus 1-1, vooru siis suur võtmemäng, 5.–6. koha heitlus. Võrdlemisi võrdne mäng oli Trans sai esimesel poolel ühe kätte, oleks pidanud teise poole alguses veel ühe lööma, ei löönud. Rohkem. Või isegi rohkem, ja seal, ma ise kommenteerisin seda mängu, esimest korda käisin Narvas kommenteerimas jalgpalli muiduks. Ja teise poole algus esimese 11 minutiga Transil vist 7 nagu väga korralikku võimalust. Ja ei löönud ühtegi ära. Ja siis Palberg pani teisel pool lihtsalt ühe vastu ja oligi 1-1. Kõik. Võtsid mängu kokku? Ei kihvt, et Palberg ikkagi jätkas sealt, kus pooleli jäi. Uues eluaastas ja uue staatusena. Väga hästi jällegi avanes, ma küsisin ka sealt koondise poistelt, et mis Palbergi puhul silma jäi ja ei olnud ühtegi sellist tavapärast jalgpallurile omast elementi, mingi, ma ei tea, jõhkralt hea löök või mingi hull tehnior või megakiire või midagi sükest. Väga huvitav element on mehel hea, ei, need on kõik väga okil tasemel, väga kihvtil tasemel. Aga mis nagu leidis märkimist, oli see ajastus, nii vastuliikumine, nii selja taha liikumine, et kõik need ajastused on, kui see ajastus on nagu tipptasemel, siis sa juba tundud kiire. Selles mõttes, et see ajastus jalgpallis on ülioluline ja temal on see, mis mingisugune asi on talle antud, kus ta seda oskab väga hästi teha. Jällegi seal ju see värav, mis ta nüüd Narvale ka lõi, et seal ju õigel hetkel mitte nagu suluseisu liikuda, tunnetada see ruum ära. Selles olukorras oli hästi lihtne joosta suluseisu ka temal seal. Aga jälle õigeaegne sinna minek ja siis muidugi päris siuke küpse lõpetamine ette posti. Jooksude ajastumine ikkagi tähendab seda, et sul peab meeskonnakaaslastega väga hea klapp ka olema. Või siis sina pead lugema oma kaaslasi väga kõrgel tasemel. Või siis näiteks Pajo peab nägema ka seda jooksu ja andma neid mõõdetuid palle talle, mida on ta sel hooajal päris palju teinud. Ma arvan, et nende omavahelist Pajo sööt ja Palberg ära meenuta kõik, ma ei tea, kas kellele Tammekal tagus 3 või, kus seal oli liini taha, tuli neid Pajo sööt õigel hetkel astus. Levaadiale siin samas Salekokk Areenal. Et see oli nagu see element, mis silma jäi ja oli nagu väga-väga kõrgel tasemel. Lihtsalt korra, kuna ma ei olnud varem ka Premier League'at käinud kordagi Narvas vaatamas, nagu minu jaoks oli see täitsa debüüt. Sa käisid esimest korda Fama areenal või? Esimest korda käisin Fama staadionil, päriselt. Sa pole õiget Fama näinudki. Õiget Fama ma ei ole, ma ootasingi seda, kui see kate nagu ära vahetaks, et kui nagu päris staadion sinna tuleb, siis lähme vaatama. Aga mul olid naine ja laps tulid ka kaasa, tegid siukse väikse päevatripi Narva, mis on 6 tundi tagasi põhimõtteliselt autoga. Ja seal oligi enne mängu, laps tegi mingisuguse maskotiga seal pilti, siis pärast saime teada, et see ei olnudki mingisugune kohalik maskott või nagu mingi jalgpalliga seotud maskott, vaid see oli Plaan B valimisliidu erakonna maskott. Mingi tiiger. 2 toredat tiigrit olid seal. Poist oli koju taskut tavaari täis, vaata. Lastele väga ju paksid huvi, et seal tema vist küll kallistamas ei käinud otseselt, aga seal teised lapsed käisid, et väga osav lüke sealt. Ma ei tea, kas nad on erakond või nad olid ikka vist erakond, sest nad olid mitmel poolel väljas selle sama nimega. Mis erakond? Plaan B erakond? Ei saa olla. Plaan B erakond pole olemas. No kui sa ütled, ei ole, aga nad olid mitmel pool olid väljas ikkagi, nad ei olnud nagu üks valimisliit ainult Narvas, et nad olid Tallinnas olid mingi nimekirjaga ja nii edasi. Aga ühesõnaga see plaan B, mis iganes asi nad on. Aga Narva ei tegelikult, Ida-Virumaa, võtame ainult Fama areenat või Kreenholmi, aga Ida-Virumaale sul oli tegelikult ju kihvt ja äge käia ja pole selline piirkond, kuhu nüüd ülemäära tihti satuks, aga seal on nagu looduskaunid kohtasid ja tegelikult väga ilus kant, kus käia. Mina pidin selle hooaja lõppu, oli variant Narva Levadia mängu minna kommenteerima siin november, aga pidin ära ütlema. Oleks hea meelega läinud.
Vot, Pärnul siis 12 mängu järjest oli vahepeal ilma viigita, aga nüüd on 49 punktil koos nende nii-öelda isiklik rekord Premier Liigas. Nüüd tuleb see 5. koht ka veel ära võtta, aga graafik ei ole selles suhtes lihtne, et kui me võrdleme, Narva on 2 punkti ees praegu Vaprusest ja omalised mängud on ka Narva kasuks, eks ju. Transil on ees nüüd siis Flora võõrsil, Harju võõrsil, Levadia kodus ja Tammeka võõrsil. Ka keeruline ju tegelikult. Jah, samas. Okei, Vaprusel on kodus Kure nüüd tuleb, mis on nagu viimane selline mäng, mis on nagu süke, mis tuleks nagu ära võita ja siis Vapruse viimast 3 mängu. Levadia kodus, Paide võõrsil, Flora kodus. Ehk siis ikkagi 3 esineliku võistkonda järjest hooaja lõpetas. Ja seal on mingid asjad klaarimata nende kõigi 3 ju viimasest ringist. Või kuidas Floralt saadi tuppa? Flora, jah, ütleme Paide ja Levadia. Paidel ja Levadial on mingid asjad klaarida. Seal tõesti, ütleme Levadial ja Floral niikuinii on ju vaja siin väga kõvasti punkte võtta igast mängust. Paide Paide tahab ka kindlasti. Aga... Paidel on selles mõttes vaja, et kui nad praegu on vahe 2, et kui see vahe läheb suuremaks, siis neil viimases voorus enam ei ole seda variantigi. Jah, neil on viimases mängus Kaljuga omavaheline, et Paide graafik on Levadia võõrsil, Flora kodus, eks ju, 2 väga keerulist mängu, siis tulebki see mäng Vaprusega ja siis ongi Kalju. Ei, no igal juhul on see 3. koha kättesaamine siin emmale kummale meeskonnale ikkagi ülitähtis praegu. Aga ütleme, kui me endiselt vaatame seda graafikut, siis Kalju on väga-väga selges juhtpositsioonis. Kui Paide mängib Levadia, Flora, Vapruse ja Kalju, eks kõik mängud on tegelikult ju sellised, Paide mängib nendega, kus sul ei ole ühtegi punkti tabelisse kirjutada. Kergelt ei saa midagi. Siis Kalju järgmised mängud Kalev võõrsil, Kure võõrsil, Tammeka kodus. Et kui sealt 9 punkti ei võta, siis sa võib-olla ei värgi 3. kohta. Ja siis tuleb viimane mäng Paidega. Hüppasime nüüd Narvast sinna medaliitlusesse. Korra lihtsalt vaatasime neid graafikud siin ja kes kellega veel mängib, eks ju, kui me rääksime siin Transist ja Vaprusest ka. Aga Valberg 14 peale, 14 väravast. Aga Sappinen tegi kohe vastukäigu hiljem. Ehk siis Flora Kalevi mängust räägime natuke juba siin enne viitsime sellele, et Sappinini teeme fantasy sisse ja mees jäeti siis pingile. Alustuseks Mark-Andres Lepik sai võimaluse, kasutas selle kohe 2. minutil penalti realiseerimisega, enne seda veel penalti teenimisega. Siin Pulss seal püstatas hea küsimus, et ei tea, kas see on nagu Eesti meistriliiga ajaloo üks kiiremini teenitud penaltid üldse vist 25 sekundiga äkki või? Et see on täitsa kohe mängu alguses on ju. Ja siis lõi selle ise ka sisse, aga selles samas olukorras ikkagi vist mingisugune õlg või rangluu, mis tal oli? Tundus, sai õiget. Pigem vist õlg ikkagi, rangluuga ta vist ei oleks nii palju edasi mänginud jälle. Aga mine tea seal, mis seal täpselt võis olla, aga igatahes vaene Mark-Andres Lepik iga kord, kui ta natukenegi umbes platsile satub, siis midagi ikkagi juhtub, et õnneks küll seekord tundub, et mitte midagi nii tõsist, et ta nüüd peaksin jälle aastatsa vahele jätma, aga sel aastal Lepiku varjusta on ju olnud, või Sappinini varjusta on olnud pärast seda, kui ta suvel ju tegelikult tagasi tuli juba, et ei ole väga palju võimalusi saanud ja nüüd kui sai, siis lõppes küll väravaga, aga lõppes ikkagi õnnetult. Aga kuna Sappinen oli minul, nagu ma ütlesin, 3-kordne kapten, siis mulle selles suhtes sobis, et ta tuli seal 14. minutil sisse ja lõi 15. ära kohe või kuidas oli 13 sisse 14 ära, et Flora lõpuks ikkagi võttis seal ikkagi väga selgelt kohustuslikult punktid ära, ega midagi seal vist midagi väga palju targemat öelda ei olegi selle mängu kohta, et Kalevil teoreetiline võimalus veel vist on või? Ma isegi selle pilguga pole tabelisse vaadata. 12 punkti laual. Matemaatiline vist on, jah. Jah, neil vahe on 9 Tammekaga. Et paberi peal veel võimalus on, aga seal on nagu pilk juba tuleviku suunatud, et kiire värav aitas, kindlasti on pinnas oli loodud selleks, et oli ju Levadia poolt surve peale pandud, nii-öelda tabelipoolne surve, ehk siis Levadia mängis oma mängu varem ära mõned tunnid, Flora tuli seal hiljem platsile, loomulikult poisid on kursis seal, mis olukord on, aga see häälestatus tundus väga paigas olevat ja mängumootor kui sa saad 25 penalti, see muudab selle asja kõik palju mõnusamaks, aga endiselt ma olin staadionil vaatamas ja mulle on hull fänn sellele, ma olen nüüd selle Flora Mihhailovi fänn, mulle hirmsasti meeldib, kuidas ta toimetab väljaku peal. Jah, siin on
meil jalkaajakirjas on Premier Liiga mängijate anonüümne küsitlus, ankeet läks sel aastal jälle ringi ja nüüd need tulemused tulid ka mul tagasi ja mängijatele saadetud. Mängijatele, kes võib-olla ei ole kursis, siis saadame üle aasta siis kas Premier Liigale või naiste meistriliiga mängijatele saadame ankeedi, kus on siis seekord just 13 küsimust kokku. Kes on parim mängija, kes on, ma ei tea, kõige kiirem mängija, kes on kõige ülehinnatum mängija, kes on kõige meeldivam mängija, kes on kõige parema trash talkiga ja nii edasi. Ja seal on ka üks küsimus siis, kes on kõige alahinnatum mängija ja Nikita Mihhailov seal ikkagi seekord väikse tiiserina triumfeeris. Need ka kaaslased näevad seda, mida sina ka näed. Jah, aga eks me oleme seda teemat juba puudutanud, et see konkurents on seal suur A-koondise võtmes, aga tõesti mulle väga meeldib, kuidas ta mängib ja seal on seda sellist seal on tunda seda saalivuti nagu hõngu natuke, see tuleb siis sellest, et omal ajal tema kasvas Narvas ja treenisid ilmselt täitsa noorest peast talviti seal enamus ajast saalis, on ju. Et seal, kuidas see tallaga liigutamine, palli liigutamine ja vastase tunnetamine ja need nõksud ja standardolukorrad, et tõesti, mul väga sümpaatne. Rauno Sapperinen siis Premier Liigas 8 mängu järjest, värav ja või sööt kirjas. Ehk siis seal ka ikkagi on selge mingisugune... Ja kõik taavad, et mees pole vormis. Jah, et enam neid hääli ei ole kuulda, on ju väga. Ja tõesti 16 värava peale siis, eks siis tal vist 9 väravasöötu ka, vähemalt Fantasy oli 9 väravasöötu, ma ei tea, kas ametlikke väravasöötu on ka sama palju või mitte. Ametlikke on ikkagi tunduvalt vähem kusjuures. On penalteid just teeninud ja teised on löönud. Palju tal on siis ametlik 16 väravat pluss? Ametlikke on 6. 16 pluss 6. Tallinna Kalevist nii palju veel, mina käisin eelmisel nädalal siin Mustamäe riigigümnaasiumis, kus siis Kalev kutsus kokku oma siis selle nii-öelda vanema noortetöö vanema sektsiooni mängijad vist oli, ma sain aru niimoodi, nende lapsevanemad või lastevanemad. Ja siis kutsus ka ajakirjanikke sinna, et tulge kuulama, et mis meil nagu plaanis on. Ehk siis asja sisu oli see, et Toomas Maibaum, Ragnar Klavan tutvustas siis seda, mis Kalevi noortetööga plaanis nüüd teha on, eks ju, kui me teame, et sinna tulid uued tuuled, eks ju, Madis Metsmägi, Toomas Maibaum, Jollint Pere läks ju klubist ära ja nii edasi, et ja seal neid uusi tuuli treenereid on palgaltud. Jah, uusi tuuli on tegelikult väga palju veel, et Ivan Stoikovitš käis juba läbi, eks ju, aga seal on veel uudiseid, et Randin Rande tuleb siis U21 peatreeneriks uuest hooajast ja seal neid välismaa nimesid on tegelikult veel lisatud, ehk siis seda noorte tööd hakatakse tegema, seda nimetati ise ka selle nii-öelda Kalev 2.0, ehk siis tegelikult võetakse ikkagi väga tõsiselt käsile see, mis toimub noortes ja kuidas ja mis moel seda noorte asja seal ajama hakatakse ja Toomas Maibaumi sina natuke tead, eks ju, ta on väga ikkagi nõudlik ja selline konkreetne treener, et seal ja otsekohane ka, et seda ta ütles ka, et ta ei taha nagu olla see, kes hakkab kuskil nurga taga midagi tegema, et ta ütleb ausalt välja, kuidas asjad tema meelest on ja mida ta näeb, et seal päris ikkagi selliseid julgeid või karme sõnu tuli seal, et ta näiteks ütles ka, et ma ei saa aru, ma tõesti ei saa aru, miks ei ole kõiki lapsi või kõiki vanemaid siin täna näiteks, et see, mida ta nagu nõuab nendelt mängijatelt ja ka vanematelt oli päris nagu huvitav kuulamine. Minul endal lapsi sellises vanuses ei ole, kus nad käiksid nagu sellist tüüpi jalgpallitrennis, kus tõesti nagu käibki selline tulemuse peale juba tegemine, et päris huvitav oli istuda seal ja kuulata ja vaadata, et mis seal siis nagu arvatakse või mis need nõudmised on, et seal ikkagi võetakse nagu väga-väga tõsiselt just seda tulemusspordi asja, et me peame käituma nagu profid. Mina sain sellest, mina seal koosviibimisel ei käinud, ma lugesin ka selle sinu loo läbi, aga sealt mina lugesin välja, et ikkagi väga suur rõhk läheb sellele nii-öelda nimetamisest seda, ma ei tea, tulemusspordiks. Ütleme see sooritusgrupp, eliitgrupp siis, aga et sinna ikkagi jääb see, ütleme siis, ma ei tea, kuidas seda teist asja nimetatakse, liikuvusgrupid või seal on mingid B-taseme grupid. B-tase või C-tase või mis iganes. Et need jäävad ka ikkagi alles ja lihtsalt pannakse
väga suur rõhk pannakse sellele kvaliteedi tõusule nendes A-gruppides, kust üritatakse siis Eesti jalgpallile nagu kasutada peale neid mängijaid. Aga seal suures pildis ma olin nagu täiesti päri kõige sellega, mida seal nõuti, mida sooviti ja mida välja käidi. Et lihtsalt küsimus võib-olla ongi see, et kas sul Eestis on nagu piisavalt siis materjali, et teha piisavalt head tööd nende kõigega, et vaata, kui see Maibaumi ja Metsmäe liikumine Nõmme Unitedis Kalevisse avalikuks tuli, siis ju hakati kohe rääkima taustal, et hoiame peast kinni, et kas nüüd hakkabki nagu mingisugune meeletu liikumine nagu seal noortes ka ja mingisugused jamad, mis sellega kaasnevad pihta, ja Maibaum ju ei teinud saladus ka, et nad tahavad tuua üle Eesti kõik paremad Kalevisse kokku. Ehk siis ma ei tea, kas see Estonian Talent Project nagu varsti ongi siis nagu Kalevi võistkond, kus on võib-olla keegi kuskilt sipp-säpelt juures, aga... Ma ei usu, ma arvan, et selle nad ikkagi jätavad eraldi, et sellest... Sellest sisuliselt juttu ei olnud selle koosoleku ajal kusjuures. Ei, ma ei usu, jah. Ma ei usu. Eks nad midagi ikka üritavad nagu kokku tuua, aga ma julgen arvata, et Eestis see on juba läbi käidud rada, et minna nii-öelda, ma ei tea, siis ära näpsama neid või lähed tood kõik need talendid sinna ühte kohta kokku, et pigem see mulje on selline, et nad üritavad lihtsalt selle töö niivõrd kvaliteetseks teha, et ühel hetkel need talendikamad, ambitsioonikamad noored nii-öelda loomulikult tahavad sinna minna ja soovivad ise selle klubiga liituda. Ma eeldan, et see eesmärk on selline, et ega tülli seal minna ilmselt ei taha keegi. Aga igatahes väga põnev näha, mis siis Kalevist saab siin lähiaastatel, et ma ei tea, mitme aasta pärast me peaksime nagu selles suhtes tagasi vaatama selle, et kuhu jõutud on või kas see asi nagu töötab. Aga jah, seal oli ära toodud ka need kuumaksu tõusud on ju, aga jällegi kõik oli, mulle väga meeldis see, et selline üritus esiteks tehti ja selle nurga alt ma saan aru, miks Toomas nagu vihjas sellele, et miks lapsevanemaid siin pole või lapsi või mida, või mis ta seal ütles. Et vaata siis, kui me siin alles uuritasime, kui Kalev tahtis teha seda, mis maksu on kogukonnamaksu, mis tehti põhimõtteliselt niimoodi, et tuli meil ja teeme nüüd ära. Siis me siin kritiseerisime, et ei kommunikeeritud, ei räägitud, ei vesteldud. Nüüd oli väga selge, nüüd on niimoodi, teksapükstega trennis ei käida, kuumaksed tõusevad, näed, sellelt tasemelt sellel tasemel, uued nõudmised hakkavad rakenduvad koheselt, plaan on selline väga nagu siuke konkreetne ja mulle meeldib. Mulle ka, ja kui ei ole vahendeid, siis klubi proovib võimalusel kuidagi aidata, äkki leitakse mingisugused lahendused, kui ei sobi selline kuumaks, siis ma saan aru, et uks on seal, et otsi mujalt endal klubi või midagi sellist, et seda mina sealt välja ei lugenud, et seal päris nii oli. See kuumaks ka ei olnud nüüd nagu sellisel tasemel, mis oleks nagu meeletult palju kõrgemalt tõstet, et seda latti nagu vaikselt ju kõrgemaks tõstetud igal pool Tallinna suurtes klubides. See on selles mõttes normaalne. Ja see, mis selle eest nagu vastu saadakse, mida ma sinna loosse sisse nagu ei pannud, kõike lihtsalt ei hakanud panema, aga seal oli ka päris palju seda, et seal tehakse ka palju individuaalset tööd, seal on ikkagi päris palju trenne nädalas, tegelikult sul on võimalus teha vist isegi nagu rohkem trenne kui päevade arv on nagu lõpuks, et ma ei tea, et 5 päeva 6 trenni või midagi sellist on ju. Et sul on mingisugused individuaaltrennid, mingisugused väiksema grupi trennid seal juures, et mis käis ka läbi, et selle asemel, et nagu maksta nendele individuaaltreeneritele, kellega ju ka tänapäeval käiakse üsna omajagu tegemas. Ja need trennid maksavad, ütleme, 20-40 eurot lapsele nägu. Midagi sükest 20 sellest rääks, et selle asemel, et 20 eurot maksta nagu, ma ei tea, Jaan Tammele, kes sulle teeb selle trenni. Meil on need võimalused kõik klubises olemas, meil on väga palju treenerid, meil on väga palju kvaliteetses treenerid, kes on kõik valmis nagu tegema seda, et ja seal toodi ka välja mingisugused ajakavad, mis nagu nädalapäevadel ja kellaaegadel nagu saadaks seda teha, et seal tegelikult on nagu vähemalt väliselt jäi mulje, et kõik on nagu väga-väga hästi läbimõeldud ja struktureeritud. Ja see, et trennis mängudel klubiga kuskil koos olemised, mis iganes oled meeskonnaga koos, siis oled klubi riietes, see on ju normaalne, ainuõige, üliprofessionaalne, et seda on
patt ette heita, et selline käik sisse tuuakse klubisse. Ja ma ei ole nii hästi kursis, kui palju näiteks, ma ei tea, kui me võrdleme mingite konkurentidega siin Floras või Levadias, kui nagu karmid või ranged need nõudmised nagu nende klubide noorte võistkondades on ju. Aga lihtsalt, okei, see on professionaalne, ma saan sellest kõigest aru tegelikult, aga mis oligi seal, ma istusin seal lastevanemate vahel just ja kui need slaidid nagu ette tulid, et mis siis nagu, ma juba nagu enne rääkis, et väga oluline tema jaoks kogu see outfiti teema, ja siis kui need slaidid ette tulid, need Dressi Blues hind, jope hind, siis see siuke kahin, mis sealt läbi käis, oli päris siuke minu jaoks, kes ma olin seal nagu kõrvaline inimene, mul oli nagu natuke nagu koomiline seda kuulata, aga tegelikult see ei ole nagu naljakas, et see on ju päris karm. Samas... Eks ta ikka ehmatab ära, ju. Et lihtsalt see... Aga samas oli seal lastevanemate hulgas, oli ka sinu artiklis ma lugesin, et käis mingi kahin läbi, aga minuni jõudis info, et seal pigem mingid lapsevanemad ütlesid, et kui need avaldati näiteks need uued kuumaksud, et siis lapsevanemate hulgas käis nagu pigem nagu kergensuve läbi, et et ei tõusegi nii palju. Jah, võib-olla ma ei tundnud seda kahinat siis nii hästi ära, aga selle kuumaksude peale pigem oli see ohe minust, et see ehmatus oli rohkem nende riiete peale, mulle vähemalt niimoodi tundus sealt. Mis need riided maksid? Mina pole seda slaidi näinud. Need riided maksid ikka, mingi mängusärk 40 €, midagi meeletut ei olnud, aga neid asju oli päris palju. Sul ongi vabaajasärk, lapsed kasvavad. Lastel ongi see, et nad kasvavad, et sa võid iga hooaeg põhimõtteliselt seda välja käima. Ma ei tea, kui mitu hooaegist selle mudeliga ringi pannakse, et võib-olla seal aasta pärast näiteks, et näed, nüüd meil on uus raamat on siin, kust osta kõik ära, et ilmselt seal ei pea ka kõike ostma, aga sul on ju vabaaja-särk, eks ju, sul on vabaaja vist püksid, seda ma ei mäletagi, kas need olid nagu erinevad kui need nii-öelda trennipüksid, pikad püksid, on ju. Et sul on jope, sul on mingid Dressi Blues, sul on lühikesed püksid, on ju, mida sa pead mitu paari ostma, kuna kui sa iga päev trennis käid, sa võib-olla ei jõua neid iga kord ära pesta või midagi, on ju. Mingid kedrad ilmselt seal mitu paari ja nii edasi, et neid asju nagu on seal ikkagi mitmesaja euro väärtus kindlasti. Aga seal kindlasti hakkavad mingid klubisised turud tekkima, on ju, kes on kuskilt välja kasvanud ja nii edasi, aga alguses peavad kõik ikkagi ju endale, kui uus mudel, siis sul ei ole kuskilt, keegi ei ole veel välja kasvanud nendest, pead ikka ostma endale. On jah, kiitus selles mõttes, et ei, väga välja öeldud. Kõva, et kutsuti ka ajakirjanikud sinna, et ma ei olnud ka minu meelest ainus ajakirjanik seal, kes oli, ma ei ole küll mujal kajastust näinud veel või ei ole silma jäänud, aga seal ikkagi käidi nagu kohal ka ja vaatamas. Üks mäng on veel läbi rääkimata, meil Harju Kalju eilne mäng siis mis vooru lõpetas, Harju esimese poole võitis 1-0 ja Kalju võitis teise poole 3-0, ehk siis Kalju 3-1 kokkuvõttes 3 punkti neile. Kas oli siuke klassikaline Tale of Two Halves või 2 poole ja lugu siis või? Sa ei vaadanud? Ei, ma mängu ennast nii-öelda laivis enim, ma nägin pärast tipitki. See oli, sa vaatasid? Esimene poolek, see oli päris kõnekas, oli see, kes seal poole ajal neid intervjuusid annab, Markus Suurveli. Ei me siin ootasime juba 15 minutit, et saaks siin pausil ära minna, et saaks mehed natuke üles raputada, kasutas vist sõna raputada. Aga ei toiminud esimene poolek. Kalju mäng nagu, ma nägin nagu silmanurgast siin, ma kommentaatori see boks oli seal, ütleme siis Andrei vist paremal, siis silmanurgast ma kogu aeg vaatasin ja ma tunnen teda, ma nii palju ma tunnen teda, et ma saan aru nagu 10 palli skaalal, kui nagu, ma ei tea, mis see hea sõna on. Kui kuri ta on, nagu, kui kuri ta on. 12. Ja ta oli ikka, ta oli päris kuri ja seal, esimene poolega ei toiminud nagu, okei, see, mis nad olid kokku leppinud, Andrei seda vihjas, et nad ei teinud asju, mida me oleme kokku leppinud, aga kuidas seal nagu, sa ei saa kokku leppida sellega, et sa ära sööda 10 meetrist söötu 8 meetrit mööda. Et siuksed asju sa ei, me ei lepi kokku, see on nagu loomulik intelligents. Aga ei toiminud esimene poole nagu absoluutselt Kalju mäng ja Harju oli selline, ütleme nagu nemad minu mällu on süübinud selline agressiivne, natuke nahaalsed, natuke ülbed, eriti seal koduväljaku peal, energilised, siis ma vaatasin küll, et siit Augustik annab välja ronida Kaljul ja teine poole rollid täpselt vastupidi. Oli
platsil kaldu kuidagi ühel poole siis või? Mäest alla mängiti ühel poolele. Esimene poole küll Kalju mängis tagant tuule ja tagant päiksega. Siis tegelikult oleks pidanud kõik nende kasuks olema. Ja aga neil kõik need pikad söödud läksid pikaks ja ei toiminud. Ja teise poolel hakkasid ju, algust peale hakkas kõik väga hästi töötama, et Orlov ja Patrikev tulid vahetuses sisse ja kombineerisid seal vähem kui minutiga ju 1-1 värav ära ja siis oli juba asi nagu mingisugune vabanemine ka Kaljul. Ilmselt riietusruumist asi algas, seal vaheajal 15 natukene alla minutit, kaua Andrejev ja mehed seal olid. See oli pull, see on ka pull jah, see tavaliselt see on ikkagi niimoodi, et peatreener, meeskond läheb sisse ära, siis oleneb treenerist, kas ta läheb kohe sinna, ütleme, A Le Coq Arenal FC Flora peatreener saab jalutada koos mängijatega sinna ruumidesse ära, tal on oma ruum, nad peavad seal tavaliselt, ei lähe peatreener otse riietusruumi, vaid nad peavad oma staffiga nõu, mida rääkida, mida keegi nägi, ja siis minnakse meeskonna ette. Nüüd seal Harju Kalju mängus oli ju, meeskond läks sisse ära, siis Andrejev jäi välja arutama 2-3 minutit. Ja ta tuli välja juba. Ta tuli mingi 6 või 7 minutit ennem, kui teise poole ja vile käis. Jutud olid pigem lühikesed. Ehk siis need jutud olid väga lühikesed, nagu väga-väga lühikesed. Ja seal Debora Saarnak küsis ka veel pärast mängu sellelt, Ivanovilt küsis konkreetselt, kelle intervjuud ma kiidan ja eesti keele rääkimist ma kiidan. Ma tõesti üllatusin. Kiitus mehele. Miks see üllatav on? Sest ta oli näha, kuidas ta nagu oma aju nagu kuskilt sügavalt otsis mingid õiged sõnu, tal oli see sõnavara olemas, aga ta nagu otse ette ikka ajab su krampi, aga kuidas ta pingutas ja väga nagu mitmekesiselt rääkis tegelikult, see oli kihvt. Ja siis Ivanov seal mainis ka, et ta ütles jah paar sõna, aga et ma nagu ei hakka, et see ei kannata nagu ei kannata nagu seda ja ma kujutan, et ma umbes tean, mis ta ütles. Aga jah, teisel poolel olid kõik rollid vahetunud, loomulikult see kohe see esimene rünnak seal toimis, tagant tuli Kalju väikse sööduga, lühikese sööduga, meelitati Harju vennad, Harju tuli samamoodi peale nagu esimene poolega, et paneme kõrge pressi, jooksid mitu meest sealt välja, Kaljul õnnestus seal see kombin lihtsa 2 sööduga, jõuti sinna liini taha ja sealt Patrikev esimesel minutil klõps ja sellega oli see teine poolega enda kätte võetud. Just nii, et Kalju võttis oma punktid sealt ikkagi laagrist ära ja on siis Paidest 3. koha heitluses endiselt 2 punktiga ees, tuleta meelde, 3. koht siis kindlustab endale europääsme järgmiseks suveks, 4. koht peab siis ootama seda, mis saab karikavõistlustel. Ja karikavõistlused on väga põnevad, need paarid, ma ükspäev vaatasin, see on päris raju, saab olema. Flora Levadia on omavahel juba koos. Seda me teame, eks ju, Flora Levadia on ehk siis sealt ehk siis järgmine mäng ongi muideks Flora Levadia, see on siis 29. oktoober, see on nädalasisene mäng siis mitte sellel hooaja viimasel, vaid eelviimasel nädalal, eks ju, ehk siis juba järgmisel nädalal tegelikult, võib-olla on lihtsam öelda, järgmise nädala keskel. Flora Levadia, Paide Tammeka, samal õhtul, samal kellaajal. Põnev. Sapoos Pärnu, Vaprus. Pärnu läheb edasi. Kalju Viimsi, ilmselt ka Kalju pigem peaks ära võtma, aga Viimsile väike süke soojendus üleminekumängudeks. Harju Laagri Nõmme United, teine Sokkernet TV ülekandega mäng. Ka põnev. Ehk siis ikkagi Premier Liiga tagumine ots versus Esiliiga võitja. FC Elva Tallinna Kalev. Samamoodi tegelikult. Päris asjalik. Esiliiga võistkond versus Premier Liiga selge viimane. Ja siis Trans versus FC Tallinn. Mis ka tead, mine tea. Premier Liiga versus Esiliiga, FC Tallinn viimasel ajal pole väga hästi läinud, aga võib-olla selleks üheks mänguks suudetakse ennast mobiliseerida. FC Tallinn ju Tammeka, kas see oli eelmine sügis või sel kevadel alistas ju, oli niimoodi. See oli mäng, kus Pähn oli kuskil keelu all või midagi ja siis oli niimoodi. Midagi sükust oli, jah. Eelmine sügis äkki. Eelmine sügis äkki, jah. Äkki jah, see sama 80 finaal. Aga ütleme, et siin mõne asjaolu kokkulangemusel siin ikkagi need kes võivad haistma hakata, on oma jagu tegelikult. Ja Paidel on kõigepealt endal oluline see Tammeka ära võita seal karikas, et ise ka nagu see enda saatust enda käes hoida kõigepealt. Aga sa oled juba ära jaganud kohad, on ju? Mis kohad? Et Kalju võtab 3. ja Paide jääb 4. No jah, kui niimoodi läheb, nagu praegu tundub minevat, on ju.
selleks hetkeks ilmselt ju Paidel ei ole midagi teada veel, ega nad 3. kohta kindlustanud selle karikamengu ajaks niikuinii ei ole. Jah, aga põnevad on. Praegu seisuga kõik on veel nende käes, sellest viimane omavaheline mäng on veel ees, 2 punkti vahet ja kui nad selle võidavad, siis nad lähevad mööda, aga nagu me enne ütlesime, siis vahepealne graafik on täiesti erinev, et kui Paidel tuletab meelde Levadia, Flora, Vaprus, siis Kaljul on Kalev, Kuressaare, Tammeka. Ehk siis kõigis 3 mängus on Kalju selgem soosik kui Paide üldse soosik on Flora ja Levadia vastu. Aga jah, meil ootab väga tihe jalgpalli aeg ees, sellepärast et nädalasisene voor juba sel nädalal, eks ju, homme juba algavad uued mängud. Homme siis kell 6 Vaprus Kure, Flora Trans ja kolmapäeval siis Harju Tammeka, jällegi tabeli tagumise otsas päris määrav lahing, Kalev Kalju ja siis vooru maiuspala Levadia Paide A. Le Coqil. Nii et läheb põnevaks ja siis on veel nädalavahetuse voor ka enne meie järgmist saadet ees, nii et sealt siis Harju Trans, Kure Kalju, Tammeka Kalev, Paide Flora Paides ja Vaprus Levadia, nii et Paidel tuleb jõhker nädal ikka. On mida vaadata, jah, Paidel tuleb jõhker nädal. Ja siis sealt läheb veel edasi nädalasisene karikamäng ja siis veel Vaprus otsa. No mis meil saab selle vastu olla? Kõrvalt vaadates on seda kõik väga mõnus teha ja jälgida. Soccer TV küll kannab neid paljusid mänge üle, aga tuletan meelde, et tasub ikkagi koha peal neid mänge ka vaatama tulla, et saaks vahetuma elamuse ja et mängijatel endal oleks ka lihtsalt natukene uhkem tunne ja kõigil oleks uhkem tunne. Mida rohkem inimesi on, seda uhkem tunne on ju ka publikul. Nii et mängud on olulised, tulge vaatama. Siit tõmbame praegu tänasele saatele joone alla. Teiega olid Kris Silves, Markus Jürgenson ja Raul Öösser. Kohtume järgmisel nädalal.